nii kurb, kui see ka ei ole. Ma pean tunnistama, et ma ei näinud sind minu Fit for Lit või isegi ei saa öelda minu, vaid minu Liisa ja Henno korraldatud Fit for Lit ühisjooksul ümber Raku järve. Kuidas sa seda puudumist põhjendad või seletad? Sa olid pannud ennast interested sinna eventile. Ma olingi väga huvitatud sellest üritusest ja ma oleksin tulnud ausalt öeldes, ma olin päris üllatunud, et pärast meie eelmist vestlust, mis toimuski meie saate salvestamise raames, ma muutsin meelt jooksmise osas või õigemini leidsin endas uuesti üles selle julguse üldse kaaluda jooksmist. Aga oled sa käinud jooksmas? Ei, ma ei ole. Lihtsalt mulle tundus see nagu hea koht, kust alustada, aga samas ka täiesti siuke ogar koht, kust alustada, sest et see oli päris pikk jooks ja kui ma ei ole jooksnud üle 2 aasta, siis võib-olla see ei ole nagu mõistlik plaan. Kohe esimese asjana nagu tulla 9 kilomeetrit terava päikese all niimoodi, et see paistab lagi pähe mööda sellist nii-öelda karjääri, kus on hästi palju kive ja liiva ja üldse muidu siuke küllalt ebameeldiv jooksu keskkond. Nii et sellele vaatamata, et see tundus natukene ogar plaan, ma olin valmis tulema, aga siis pere logistika tegi selle võimatuks. Ma lihtsalt pidin olema kodus. Samal ajal, kui te juba kui teil see stardipauk kõlas ja jooks pihta hakkas. Kuule, sa muretsesid selle õue müra pärast, aga siin on pesumasin. Okay, ma saan aru, ma ei saa seda nagu... Me saame selle ukse kinni panna, kui me tahame, et siin veel umbsam oleks. Äkki tõstame selle pesumasina õue? Ei. Kui sul on mingi pikendus. Aga me võime selleks ajaks, kui ta oma seda mürast tsüklit teeb, me võime panna ukse kinni vahepeal. No, okei. Et siis ei tule ühestki suunast õhku enam siia tuppa. Aga ei tule ka helisid. See ongi stuudio kontseptsioon, et stuudio helikindlaks muutmine ühtlasi muudab ta ka õhukindlaks. Ja lõpuks saabub ka vaikus siis, kui meil mõlemal pilt eest läheb. Ühesõnaga, kuidas siis oli see Raku järve jooksu kogemus? Mul tegelikult on kahju, et ma ei saanud tulla. Raku järve ümber jooksmine oli väga lahe. Ma ütlen ausalt, terve aja, kui ma jooksin, ma tundsin, et see oli halb mõte. Okay. Et ma alustasin, ja üldse 9 kilomeetrit ma ei ole kunagi nii palju jooksnud. Minu jaoks see hooaeg siin kevade lõpus, ma esimest korda jooksin elus 5 kilomeetrit. Ja siis peale seda olen ma nüüd üritanud, et mul see 5 kilomeetrit, ma vist viimane kord ka rääkisin sellest, et see 5 kilomeetrit nagu ühtlase jooksuna kätte saada. Lihtsalt oluline, nüüd ma olen üritanud seda distantsi veidi niimoodi kasvatada, et ma jooksen rahulikumalt. Aga ma nagu võtsin seekord nagu seda 9 nagu ülirahulikult. Enne seda ma jooksin korra 7. Ma tundsin pärast seda ennast üsna halvasti. See oli nagu natuke liigne pingutamine, siis 1 päev jäi vahele, siis ma jooksin 9. Nii et ma kohe nagu teadlikult alguses võtsin üli rahulikult. Ma olin kõige viimane, meid oli seal 8 ja ma reaalselt olin kõige viimane. Ja siis alles kuskil, kui me olime mingi 5 või 6 kilomeetrit jooksnud, siis ma hakkasin nagu teistele järgi jõudma, sest teised vaikselt hakkasid ka ära vesima. 9 kilomeetrit on enamustele väga palju joosta. Ja siis ma neid kõige esimesi siukseid Liisat ja ka Hennot kätte ei saanud lõpuni. Aga ma päris viimaseks jäänud ja ma ikkagi suutsin selle 9 kilomeetrit ära joosta. Kuigi tõesti see päike lagi pähe, seal ei olnud väga varju ka, lõpupoole tuli natukene varju ja seal oli pigem palav ja kiviklibu ja liiv ja kõik muu. Aga ma tundsin ennast ülihästi, et ma selle ära tegin. Ja siis ma läksin ja ostsin Hesburgerist jäätist. Sest ma tahtsin soft serve jäätist ja see oli hästi hea peale sellist jooksu. Et ma tundsin, et ma nagu premeerisin ennast. No lõpp hea, kõik hea, võib vist öelda. Aga see kuumus küll kõlab natukene pööraselt. Siis veel ei olnud nii kuum nagu praegu. Okay. See oli eelmine nädalavahetus ja siis minu meelest, ma isegi mäleta, mis see temperatuur oli, ta näitas alla 20, aga võtta sa oled nagu päikese all ja see tegi soojaks. Julgemad meist käisid ka siis Raku järves ujumas peale jooksu, mina nende hulka ei kuulunud. Okay.
aga väga tore oli sellegi poolest ja mul on väga kahju ka tõesti, et sa ei jõudnud. See võis olla päris mõnus, ma kujutan ette, sest et selle jooksu lõpuks on keha ju üleni higine ja kleepuv ja siis see teetolm, mis seal karjääri tee peal üles keerutab ennast jooksjate jalgade all, et see kõik katab siin põhimõtteliselt. Sest see oli väga kuiv. Jah, et järve hüppamine võib olla nagu tõeline selline lunastus selle jooksu lõpus. Aga sa läksid tolmusena koju, siis istusid taksosse ja tegid takso tolmuseks eest? Ei istunud taksosse, ma jooksin bussile. Sa oleks võinud joosta bussi järel? Ma natukene jooksin bussi järel, ma peaaegu oleks maha jäänud. Okay. Ja siis ma jäin peaaegu bussist maha, jooksin bussi peale ja sõitsin linna tagasi. Pesin ennast ja läksin magama. Ma veel magasin paar tundi peale seda suuremat pingutust ja tegelikult oli nagu ülimõnus olla. Et ma soovitan jooksmist nagu kontseptuaalselt praegu. Ma ei tea, kuidas muud moodi see jutt praegu ära lõpetada. Millegi pärast mulle tundub, et siia soovitus lõppu on nagu asjakohane, aga samas ka ebavajalik. Ei, inimestele meeldivad soovitused, eriti kui need on head soovitused ja jooksmine on hea. Välja arvatud siis, kui sa oma jala niimoodi välja väänad, et sul valust süda pahaks. Aga meil oli Discordis üks kuulaja ka, kes, ma tahan millegipärast öelda vaataja, aga kuulaja Led Zeppelin, kes viimast osa kuulates jooksis parasjagu, tegi trenni ja ühines ka väljakutsega Fit for Lit, nii et meid siin jaanipäevaks ennast fitimaks muutjaid on veel ja ma loodan, et annate mulle teada, kui te Fit for Lit kampaaniaga liitute ja panustate, see teeb mulle ainult suurt rõõmu. Väga tore. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Me nagu arutasime enne seda, kui me salvestama hakkasime, et ei tea, millest rääkida. Nüüd ma kuidagi tunnen, et see arutelu oli mahukas ja ma ei oskagi kuskilt peale hakata. Noh, ma aitan sind hädast välja. Ma tahtsin öelda lihtsalt, et ma näen sind täiesti uute silmadega, sest et sa oled tõeline selline rahva tervise edendaja tegelikult. Arvestades, et sa tänu oma suurele meediaplatvormile nimega Popkulturistid oled kaasanud ka kuulajaid sportlikesse tegevustesse ja inimeste elud muutuvad siin vaikselt ja paremuse suunas. Üks meie kuulaja Laura ütles mulle ka ükskord, kui ta tänaval mulle vastu tuli, et sa oled fitness influenceriks hakanud. Noh, see on ju väga lahe. Vaata, see muidugi mure on selles, et ma ei ole influencer, et meie kuulajaskond ei ole veel nii suur, et keegi näiteks meile bränddiile pakuks või näiteks, et MyFitness või keegi tuleks meie juurde, ütleks Ivo, Jim. No ma ei teagi, mida öelda, et meile ei ole MyFitness lähenud, nii et ma ei tea, mida nad ütleks. No nad ei taha ilmselt, vaata, modellideks nad meid ei võtaks. Ja ei, seda kindlasti. Kuigi meie see plakati värk, me nägime ikka väga head välja. Noh, jaa, aga me ei otse mõtled seda, mis me tegime selle oma sünnipäeva peo jaoks, jah. Okei. Ei, no seda küll, aga lihtsalt kui kujutada ette pilte meist kuskil jõusaali plakatil, siis see pigem, ma arvan, võtaks motivatsiooni maha inimestel, kui et annaks seda juurde, sest et sa tahad ikkagi näha seda, kuhu sa võid jõuda, mitte seda, kus sa juba oled. Sest et seda, kui halvasti kõik ennast tunnevad, seda teab igaüks ise. Ja kui kehvas vormis nad on, seda ei pea näitama inimestele. Et vaadake neid tölle. Kunagi oli mingisugune süke, ma olen kuulnud sellisest eksperimendist või uuringust, mis tehti erinevate selliste gruppide peal siis, kus uuriti seda, et kui rõlge saab olla hoiatav teavitus või reklaam, enne kui see hakkab vastupidist mõju avaldama inimestele. Ehk siis konkreetselt uuriti seda, kuidas panna inimesi oma hammaste eest paremat hoolt kandma. Et kui näidata mingit hästi rõveda, nagu lagunenud hammastest pilt, et kui hull see peab olema, et inimesi eemale peletada või? Ei, või noh, et mis hetkest see reklaam hakkab endale vastu töötama ja see, mida nad avastasid, oli see, et kui
kui näidata nagu väga vähese, ma ei tea, räiguse astmega hambaid inimestele, siis see nagu ei muuda suurt midagi. Kui näidata keskmise räiguse astmega hambaid, mis on juba natuke siuksed nagu natuke valet värvi ja natukene võib-olla niimoodi siit ja sealt, jah, natuke katki, et siis see pani inimesi jällegi hoolikamalt hambaniiti kasutama, hambaid harjama ja nii edasi. Aga see, kui näidati päris nagu päris hirmsaid hambaid. Kus räiguskoefitsient oli umbes 1 lähedane. Siis see tegelikult selle mõju oli see, et inimesed hakkasid veel vähem oma hammaste eest hoolt kandma, sest et neil kadus motivatsioon ja lootus ära. Võib-olla nad ei tahtnud seda näha ja nad ei tahtnud sellele mõelda ega meelde tuletada, nii et see nagu see nagu oli nii rõve, et nad blokeerisid selle oma ajus ära. Ma ei tea täpselt, mis tingimustes ja mismoodi seda uuringut läbi viidi või seda eksperimenti, aga väidetavalt need olid olnud need tulemused, et kui sa tahad inimesi mõjutada, kui sa tahad suunda mudida nende hambapesu harjumuste osas või ükskõik mille muu osas, siis sa ei saa neid päris ära, sa ei saa šokeerimisega, šokiteraapiaga ei jõua kaugele. Šokiteraapiaga ei jõua kaugele, et sa pead leidma mingisuguse hea mõõduka sellise kesktee. Siuke räiguskoefitsient vahemikus 0,5 kuni 0,7. Vaat siin ma ei oska kaasa rääkida, sest maksimum oleks siis mis? Üks. Tavaliselt sa teed koefitsiendi niimoodi, et sul on nagu 0-1. Okei, nii. Näiteks ja siis 1 on nagu maksimaalne ja 0 on siis minimaalne. Ja ma ei tea, kas see 0,7 on nüüd see õige koht, kuhu sa tahad maanduda lõpuks alati. Ei no sinna 0,5 ja 0,7 vahele siis võib-olla. Aga igal juhul mis ma öelda tahan, on see, et kui meie oleksime kuskil MyFitnessi reklaamkehad, ütleme. Sa kardad, siis see oleks šokiteraapia. Okay. Ja inimesed, ka töötajad ei tuleks enam kohale. Ma kardan seda. See oli praegu kuidagi väga... Jah, võib-olla tõene. Minu arust, aga on hea olla eneseteadlik ja adekvaatne enda hindamisel. Adekvaatse minapildiga. Enda pildiga. Minapildiga vist jah on see sõna, aga kuidas see nagu, ma vist mõtlen, et ainukesed nagu siuksed väga räiged nagu sekkumispildid, mida ma olen näinud, on tavaliselt suitsupakkide peal, kus näidatakse siukseid nagu koledaid katkisi, ka igemeid ja hambaid ja kopse ja ühesõnaga asju, mida sa nagu ei taha väga nagu sellises katkises seisundis näha, et huvitav, kuidas seda nagu selles kontekstis uuritud on, et kas see siis ka on muutunud juba taustamüraks või ta ei toimi või omab ta tõesti vastupidist toimet? See on väga hea küsimus, sest et ma mäletan, kuidas vähemalt teismelistena või ma ei tea, vanemas teismeeas keegi kuskilt sai mingeid suitsusid enam-vähem Taist või kuskilt, kus need ehmatavad pildid suitsupakkidel olid kuidagi paar kraadi veel räigemad kui need, mida kasutati Euroopas või vähemalt Eestis. Ja kuidas see mulle ja mu sõpruskonnale mõjus oli jällegi siuke, et see efekt oli vastupidine, et see oli juba nii räige, mis sealt piltidelt vastu vaatas. Need hambad ja need suud, mida seal oli pildile püütud, see tundus nii ebareaalne, et see ajas meid naerma. Ehk siis see muutus meelelahutuseks. See muutus meelelahutuseks uuesti ja tekitas sellise tunde, et okei, et teeme suitsu. Kuidas sinu suhe üldse suitsetamisega on? See on tegelikult huvitav teema. Me oleme võib-olla sellest rääkinud ka, aga mina ei ole kunagi sigaretti suitsetanud. Vist, jah, tõenäoliselt siiamaani. Ma olen, aga ma ei ole kunagi olnud suitsetaja, sest et mul on tunne, et ma olen seda rääkinud, aga see kõlab nagu hooplemisena, kui ma seda nüüd räägin, seda lugu. Nii et palun vabandust juba ette, kui see kõlab. See tundub ka kuidagi nagu selline minapildi langetamine siin hetkel. Aga minu suitsetamise teekond on olnud selline, et mul on olnud
erinevaid perioode elus, kus ma olen aktiivselt püüdnud hakata suitsetajaks. Ma olen võtnud selle asja käsile, ma olen kohe ostnud endale tubakat korralikult, on olnud aegu, kus ma olen ostnud seda, noh, ongi lahtist tubakat, mida ise pead rullima seal nendeks paperi vahele. Ja kokku ja juba valmis rullitud tavalisi suitse olen ostnud ja tegelenud suitsetamisega niimoodi, et ma pean endale vahepeal meelde tuletama, et nüüd on paar tundi möödas, peaksin minema suitsu tegema. Aga see on alati lõppenud sellega, et ma olen nii, ma lihtsalt tüdinen ja väsin ära sellest, et esiteks see on alati lõpuks tekitanud nii suure sellise nagu nõrkustunde, no mis on harilik inimeste puhul, kes ei ole harjunud suitsetama, neil alati hakkab pea ringi käima, läheb silme eest natuke mustaks vahepeal, on ju, süda läheb pahaks, tekib siuke väsimus ja nii edasi, on ju. Aga isegi kui need kõige retsimad mõjud kuidagi ära hakkasid kaduma, siis ikkagi ma olen millegipärast sellise organismiga, et mul ei ole tekkinud nikotiinisõltuvust, nagu et ma olen püüdnud seda endale tekitada, mis on täiesti nagu jabur asi, mida üldse nagu teha endaga, on ju. Aga ma olen seda püüdnud teha ja lihtsalt ei ole hakanud külge ja ma olen alati lihtsalt nagu täiesti ära väsinud ja tüdinenud sellest, et mul on nüüd veel üks kohustus juures päevas, millega ma pean tegelema. Väga huvitav. 5, 7, 8, 15 korda päevas, et see lihtsalt tüütab mind ära. 15 korda? Ei no, selles mõttes, see oli sinu nagu see hirm, et sa jõuad sinna või? Ma vist ei saaks jõuda sinna, ma reaalselt kaotaksin teadvuse, ma arvan, kuskil seal 7-8 suitsu juures. Aga jaa, ma ei tea, inimesed, kes suudavad teha, ma ei tea, paki või 2 pakki päevas ja nii edasi, ma arvan, et nad on lihtsalt hoopis teistmoodi ehitatud. Ma tean, et tolerantsi erinevate ainete, kemikaalide suhtes on võimalik reaalselt ajas tõsta, kui sa seda, kui sa asja tõsiselt võtad ja pühendud missioonile, aga mul on tunne, et ma olen punnitanud võib-olla rohkem kui nii mõnigi inimene, et hakata suitsetajaks ja see pole mul õnnestunud. Nii et praeguse seisuga lihtsalt väga-väga harva, kui ma olen seltskonnas, kus on suitsetajaid ja tegu on mingisuguse, ma ei tea, peoolukorraga või mingisuguse, ma ei tea, et kell on 3 öösel ja meil on tore ja siis keegi pakub. Näen, et keegi mu hea sõber kuskil seal põõsa juures nüüd nagu läitis sigareti, et siis ma võib-olla lähen liitun ja palun endale ka, aga mõte sellest, et ma peaksin ostma endale paki suitsu, tekitab minus juba ette väsimust. Sest mul on siuke tunne, et ma ei jaksa. Ma ei jaksa, ühes pakis on liiga palju sigarette minusuguse inimese jaoks. Jah, ma ei ole kunagi, nagu ma ütlesin, sigareti suitsetanud küll, aga ma olen vesipiipu 2 korral elus teinud. Ja mingi hetk ma suutsin nagu täielikult nagu hoidagi seda mõtet, et nagu ma ei taha nikotiiniga tooteid tarvitada. Ja seal oli nagu mitu põhjust, esiteks üldse see, et nagu ei taha ju sellest ainest sõltuvuses olla, üldiselt nikotiiniga tooted on ka kahjulikud tervisele või vähemalt nikotiin nii nad räägivad. Ise ma ei tea, lihtsalt see sõltuvuse tekitamine on võib-olla probleem, aga enamus nendest nii-öelda sellest muust, mis kaasneb suitsetamisega, et see ei ole üldiselt tervisele hea. Yeah. Aga nüüd viimasel aastal ma olen kuidagi mõnel korral sõprade kõrvalt proovinud neid e-sigarette. Siis see tundub nagu lõbus asi. Võib-olla mul on see nagu vidine fetiš ikkagi mingi värk, et see on siuke naljakas vidin. Ja siis ma nagu, seda on juhtunud niimoodi, et mingi paar korda nädalas vahel maksimaalselt tuleb ette. Ja sellega küll tekkis see nagu probleem, kus ma üks õhtu mõtlesin, et äkki peaks ka ostma. Ja siis ma nagu hakkasin tundma hirmu selle kontseptsiooni üle, et järelikult mul on tõesti see nagu ainest sõltuvuse tekkimise lävend on nii madal, et juba ainuüksi see, et ma nagu paaril korral nagu vahel niimoodi sõbra kõrvalt olen seda teinud, tekitab mus mõtte, et see oleks ju päris tore. Et see on nagu väga huvitav ja ma ei teagi, kas see on nagu siuke vaimne sõltuvus või see on juba nagu reaalselt füüsiline, sellest nagu kemikaalist tekkinud sõltuvus. Aga see tundus nagu siuke koht, kus ma mõtlesin, et see on nagu ohtlik hetk, sellepärast et nagu loobuda
nikotiinist pidi olema kohutavalt raske ja mitte alustada tundub oluliselt kergem. Ja, väga tõsi. Muidugi paljud inimesed hakkavad suitsetama sellises vanuses, kus tegelikult see grupisurve on, sellele grupisurvele vastu panna on veel raskem, kui võib-olla hiljem sellest sõltuvusest vabaneda, on ju. Nii et see on ka natukene õnnemäng, ma olen aru saanud, kes hakkab suitsetama ja kes mitte, aga loomulikult on inimestel ka erineval tasemel eelsoodumused erinevate tegevuste ja ainete suhtes, nii et aga ma pean tunnistama, et need e-sigaretid on siuksed nagu nunnud ja näljakad asjad, nad on hästi palju eri värvides ja nad ei ole nii rõvedad ja vastikud nagu enamus sigaretid, vaata, et nendega nagu, kui sa oled seltskonnas, kus keegi teeb seda e-sigaretti või veipi või kuidas iganes neid kutsutakse. Ja ma tõesti ei tee nendel terminitel, ma ei tea vahet, osad nendest näevad välja nagu mingid suured nagu püstolilaadsed seadmed, mõned näevad välja nagu suured AirPodsi karbid, kus võetakse välja mingeid asju ja siis on need siuksed kõige tavalisemad pisikesed värvilised pulgad. Et ma nagu ei mõista nendel nagu väga vahet, ma tean, et osad on ühekordselt kasutatavad ja teised laetavad. Aga nad nagu näevad piisavalt siuksed mitmekesised välja, siuksed huvitavad ja nad ei nagu lõhna räigelt. Kui tõesti, kui keegi on sinu kambas, siis see ei ole ebameeldiv, kui keegi teeb. Kuigi sa hingad sisse mingi tauru, mis kellegi kopsust on läbi käinud, aga samas that's just life. Elu ongi see, et sa hingad mingi tauru, mis kellegi kopsust on läbi käinud. Konstantselt. Või CD-traktist. Et e-sigarettide puhul ainus hoiatus, mida ma olen kuulnud inimestelt, kes on läinud sellele rajale, on see, et seal võib alguses väga kergesti teha endale liiga niimoodi, et sa et kui tavasuitsu puhul sul on see mõõdetav annus seda ühte sigaretti, on ju, ja kui see üks suitseb otsa, siis harva tekib kohe impulss läita järgmine ja siis jälle järgmine ja järgmine, et muidugi on neid inimesi ka väga palju maailmas, kes nii teevad, aga harilikult, kui minnakse suitsu tegema, siis tehakse lihtsalt üks suits ja siis minnakse tuppa tagasi, on ju. Ja siis toas ei saa ju suitsetada, eks ole, aga e-sigaretid nagu ikkagi saab. Et e-sigaret on sul kogu aeg nagu käes ja sa võid seda just nagu lõpmatuseni teha ja ei haise ja nii edasi ja enne kui sa arugi saad, on sul juba väga-väga halb olles totaalselt ennast üle läbi immutanud nikotiiniga tegelikult, on ju. Ja siis võib ikka väga paha olla pärast. Aga ühesõnaga, ma ei tea, lõppkokkuvõttes ikkagi suitsetamine on, midagi seal on, mis on väga stiilne ja cool endiselt, kuigi tervishoiu nimel barrikaadidel võitlevad inimesed muidugi on juba pikalt püüdnud demüstifitseerida kogu seda tegevust või ma ei tea, deseksapiliseerida. Ühesõnaga näidata, et see ei ole seksikas. Et see ei ole seksikas, kui sa saad vähi. Või kui sa nagu ise teed nii, et sa nagu, et suurendad riski. Ise suurendad endal vähi saamise riski, nagu et see ei ole nagu üheski otsast ihaldusväärne või lahe või inspireeriv tegevus. Aga siin on väga suurt rolli mänginud loomulikult ka filmikunst. Kõik lahedad kaadrid on sellised, kus keegi teeb suitsu kuskil pool valguses, pool varjus. Ma arvan, et kõigile kangastuvad silme ette kohe mingisugused kaadrid. Võib-olla filmidest, mida nad isegi pole näinud, lihtsalt pea niimoodi AI kombel juba nende märksõnade peale suudab moodustada erinevaid ilusaid situatsioone, mise-en-scene, kus me näeme mingisugust glamuurset, müstilist filmistaari. See ei pruugi alati glamuurne olla, vaid see on ka kuidagi lihtsalt selline nagu, vaata, tihtilugu ka eriti see nikotiini tarvitamine ja nagu sa ütlesid, vaata, et nende e-sigaretide puhul on hästi lihtne nagu mitte lõpetada, et ma nagu täheldan, inimesed tarbivad neid stressis olles. Et samamoodi filmis, et sul on nagu, kellelgi on nagu elu perses või et ta on nagu siuke
mingisugune hetk nagu sellist vaikust keset suurt kaost hästi paljude tegelaste puhul ja need on alati mitte antikangelas-tegelased, kes nagu põletavad ennast, aga samal ajal on kuidagi nagu teistviisi ääretult olulised ja atraktiivsed nagu karakterid. Jaa, väga oluline tahk, mille sa välja tõid, et tõepoolest see asi ei pea alati olema glamuurne ja seksikas, see asi võib ka, see võlu võib ka peituda jah, just nimelt selles hetkes, et selle hetke raskuses näiteks või dramaatilisuses või lootusetuses, mulle kohe tuleb silme ette see Ben Stiller, mitte Ben Stiller, vaid Ben Affleck filmist Gone Girl, vaata see kaader, kus ta kuskil maja taga teeb suitsu ja vaatab, et on tabatud just see kaader, kus ta niimoodi on suitsu välja puhumas ja natuke niimoodi poolvidukil silmil vaatab taeva poole ja niimoodi näost vaatab sulle vastu lootusetus ja täielik nagu väsimus sellest kõigest. Et ühesõnaga need meemid, mida on nii palju levitatud internetis, et jaa, see kõik on osa suitsetamise atraktiivsusest kindlasti. Jah, ja ta on selline jah, see on huvitav, sa mainisid seda, et AI genereeritud nagu pildid ajus või aju genereeritud pildid sarnaselt nagu AI genereerib, et lihtsalt kokku pandud, et tõesti, kui ma hakkan mõtlema suitsetamise peale, siis need on alati mingid siuksed nagu ägedad, huvitavad hetked, et väga harva ma pean nagu eraldi vaeva nägema, et näha kedagi, kes on ennast nagu haigeks suitsetanud või nagu köhib ja läkastab ja on siuke nagu rõve. Alati need ongi pigem sellised stseenid, et kas ühes käes, ma ei tea, õlu ja teises käes sigaret ja keegi on nagu väga väsinud, väga frustreerunud või on see nagu tõesti siuke, ma ei tea, varahommik või hiline õhtu ja ühes käes kohvi ja sigaret. Ühesõnaga, need on sellised nagu mul on nagu endal siuke tunne, et kui me räägime seda praegu siin, me trigerdame terve hulka inimesi, kellel on mingi sõltuvusprobleem, et see nagu ei ole väga positiivne hetkel, suitsetamine ei ole hea. Kes on võib-olla jõudnud väga kaugele juba sellega, et nad on suutnud loobuda suitsetamisest ja on isegi suutnud elada võib-olla mõned nädalapäevad nii, et ei tule meeldegi ja nüüd palun väga, siin on see meeldetuletus. Kirke, ma loodan, et sa endiselt veel ei suitseta. Veel üks suitsetamist hästi promonud reklaamiplatvorm on olnud tegelikult ju muusika, eriti selline käredam, ütleme, siuke karmim liin muusikamaailmas. Arvo Pärti me väga pole näinud laval marpsi tõmbamas. Ta on ikka priimamees olnud. Et ta on pigem priimamees olnud läbi aegade, nagu me kõik teame, isegi Rakveresse poiss jalgrattaga, tal on ju priima hambus, kui tähelepanelikult vaadata. Ja jah, aga kõik erisugused punk ja siuksed rock staarid, isegi need ei pea olema staarid, vahel on isegi nii, et mida vähem staarid nad on, seda ägedam see on, et need siuksed underground muusika, siuksed heidikud, siuksed nobody'd, kes on samas väga mässumeelsed ja radikaalsed, et nad seal laval lisaks õlle rüüpamisele tõmbavad ka suitsu kõvasti nii pilli mängimise ajal kui ka laulusalmide vahele. Et väga raske on ette kujutada mingit Sex Pistolsi laadset punti laval niimoodi, et selle raju andmise vahepeal keegi tõmbab e-sigareti rahulikult. Et mingisugune LED-tuluke korraks aga võib-olla sellepärast, et see ei ole nagu see kujund, mis meil traditsiooniliselt sees on, et võib-olla 20-30 aasta pärast see nii on. Võib-olla, aga ma arvan, et e-sigareti näe ka välja, nagu selles mõttes, ta näeb teistmoodi välja. Jaa, aga seal e-sigaret ei väljenda sellist nagu destruktiivsust päris samamoodi nagu klassikaline sigaret, sest et ta ei ole nii ohtlik. Tõenäoliselt. Et selles ongi asi, et mulle tundub, et põhjus, miks see nagu sex, drugs and rock and roll maailmas suitsetamine on nii omal kohal, seisnebki selles, et see on ohtlik ja kõik teavad, et see on kahjulik ja me ikkagi teeme seda, ehk siis see siuke enesepõletamine, mis käib nagu selle imago juurde, seda toetab
ka suitsetamine tegelikult. See on muidugi huvitav, ma jäin mõtlema selle sex and drugs and rock and roll, et ainukene nendest, mis on siuke nagu põletav ja kohutav tervisele enamasti on drugs. Et seks ja rock and roll iseenesest kumbki nagu otseselt ei ole halb tervisele, pigem vastupidi. Kuigi kellelegi kindlasti rock and roll. Paljudele on seks väga halvasti mõjunud läbi inimkonna ajaloo ja rock and roll samuti. Paljudele on seks halvasti mõjunud läbi inimkonna ajaloo. Võib-olla. Kindlasti on inimesi suguhaigusi saanud näiteks ja on sündinud lapsi, keda ei ole otseselt oodatud või soovitud. Ja kõike muud. Aga nagu arvestades nagu seksi hulka, mis maailmas nagu igapäevaselt on, see pigem tundub mulle nagu väiksem osa. See nagu negatiivne pool tundub nagu pigem väike. Nii et sa tahad öelda, et seks on vähem ebatervislik kui suitsetamine? Mina tahan öelda, et seks on tervislik. Kumb on tervislikum, seks või e-sigaret? Seks. Kas sa oled läbi proovinud kõik e-sigareti mudelid, kõik need erinevad AirPodsi kujulised? Ja nagu sa küsid tervislikkuse kohta. Jah. Et sa seda nii enesekindlalt ütled? Ma saan seda väga enesekindlalt öelda, sellepärast, et e-sigaretil tõenäoliselt on mingi negatiivne mõju tervisele, seda on näidatud. Nii. Ja see on madalam tõenäoliselt, ma kasutan sõna tõenäoliselt igal pool, sest pikaajalisi uuringuid ju täna veel väga ei ole. Ja kuna enamus inimesi, kes suitsetavad e-sigarette, on suitsetanud ka tavalisi sigarette, siis on väga keeruline eristada, kumma mõjust me räägime. Aga seksil on, kui see on tehtud nii, et mõlemad partnerid on seda soovinud, ja kumbki ei ole haige või on kasutatud erinevaid kaitsevahendeid, siis tal on nagu pigem tervist abistav mõju. Okay. Nii vaimset kui füüsilist. Olgu. Nii et selles suhtes ma tõesti suudan seda tuginedes erinevatele uuringutele või minu teadmistele nende uuringute kohta väita üsna suure kindlusega. Okay. Aga mis ma tahtsin tuua... Ma tahan öelda, et mul on hea meel, et see sai nüüd selgeks. Ja, Doktor Krustok. Aga rock'n'rolli vaata, seda on siin nagu vale märkida, sest tegelikult ei ole nendes teemades doktor, eks ole, vaata, et see annab mulle mingit lisapädevust, just, mis ei ole vääritud. Kui inimene on doktor, siis ta on doktor ja kõiges. Jutul lõpp. See nii ei käi, muide ma lihtsalt igaks juhuks mainin, kui keegi hakkab rääkima teile oma mingisugusest näiteks sotsioloogia doktorist ja siis hakkab teile andma nõud näiteks bioloogiast, siis need ei ole üldse relevantsed. Ja samamoodi, kui keegi on bioloog, ei ole ta, bioloogia doktor ei ole, tähendab, ta on kuidagi teist targem näiteks sotsioloogiast tõenäoliselt. Aga mis on nagu selle sex and drugs and rock and roll, nagu minu jaoks nagu see sigareti kõige ägedam nagu hetk on Malcolm Young laval kitarriga ja see sigaret on pandud nagu kitarri keelte vahele nagu niimoodi püsima. Vahepeal on vaja sigaret kuhugi ära panna ja siis mängida. Ja muidugi AC/DC on nagu põhiline, mis nende trummar oli ka niimoodi, et nagu sigaret ees mängib trummi. See on nagu siuke puhas. Ja, mis on jällegi väga keeruline asi, mida teha tegelikult, sest et see on kohutav, kui ebameeldiv see on, kui suits läheb otse sigareti hõõguvast otsast silma. See on väga-väga vastik tunne, nii et niimoodi trumme mängida on oma ette oskus. Huvitav, kuidas me siit teemast ära võiksime minna? Ega ei saagi, kui sa, see saate osa on nagu õppetund, et kui sa kord juba nikotiinile oma koduukse avad, siis ega ta sealt nii kergesti enam välja ei lähe. Ma kardan, et me jääme siin nüüd järgmiseks 10 osaks rääkima veel. Aga kuule, räägime Linnaruumi festivalist. Okei, aga siis see peab panema selle vahekõlliga siia vahele. Lihtsalt, et natuke korraks puhastada inimeste meeled kogu sellest sigaretisuitsust. See ei ole enam, me ei ela enam 90-ndates ega 0-ndate alguses, kus lähed kompressorisse pannkooke sööma ja 5-aastased ja 13-aastased ja 65-aastased kõik kõrvuti söövad ja õhk on sinine sellest, et kõik teevad suitsu päeval kell 1. Me käisime sinuga hiljuti kompressoris ja masterplaani pidamas. Meenutasime seda aega, kuidas ei olnud võimalik minna kompressorisse niimoodi, et sa väljud sealt puhaste riietega. Ma pidin alati riided panema rõdule tuulduma. Ja nii pärast kontserte kui ka pärast reaalselt nagu pärast kooli kompressoris käimist pidin lihtsalt minema koju, võtma kõik oma
riided seljast, panema need rõdule tuulduma ja siis lootma, et homseks on see hais kadunud. lootma parema homse peale. Juuksed ajasin ka maha alati, ajasin kiilakaks ennast. Sellepärast oligi 90-ndatel nii palju osse. Või kiilakaid. Jah. Mitte ilmtingimata, et kiilakas oleks oss. Me lahendasime praegu selle müsteeriumi. Ja habemeid ka väga ei kantud. Et see oli ka teema. Ja kõll, paneme kõlli. Mida ma tahtsin spetsiifiliselt Linnaruumi festivali kontekstis öelda, oli see, et ma käisin eile öökino vaatamas. Ja see oli selle Tallinna Linnaruumi festivali raames. Tulevik on täna sulgudes V, nagu tulevik on täna või tulevik on tänav. Ja seal oli pandud Rävala puiesteel üles siuke öökino, välikino, kus sa said istuda rahulikult niimoodi parki maha ja vaadata keset linna, õues, sõpradega, tuttavatega, võõrastega, niisama inimestega filmi. Ja me vaatasime seal ühte Ukraina filmi, mis rääkis vanamemmedest, kes elavad Tšernobõlis. Ja sellest, kuidas neid siis sealt mingi hetk peale seda katastroofi nagu ära ajati ja kuidas nad tagasi on läinud ja miks nad tagasi on läinud ja miks nad seal endiselt elavad ja mis ohud sellega kaasnevad ja seal käidi kiirgust nende ümber mõõtmas ja nende toidus ja nende mullas ja igal pool. Ja see on väga huvitav film. Neid babuškaid on seal iseenesest nagu alati tore vaadata, nendel on siuke, tavaliselt filmid, mis on tehtud sellistest nagu vanadest Ida-Euroopa naistest, nende sõnavõtud on tavaliselt väga siuksed huvitavad ja filosoofilised, eks ole, babuška jutt, eks ole. Ja see on enam-vähem igal pool Ida-Euroopas sarnane. Meie enam oma pärast ei muretse, me rohkem oma laste pärast muretseme, nendel on elu raskeks läinud. Ja ma mõtlesin, et kurat, nagu see asi võiks olla reaalselt terve suve igal nädalavahetusel. Et nagu ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks olla Tallinnas nagu välikino, kus igal nädalavahetusel näiteks mingid väärtfilme või dokfilme või lihtsalt kas või multifilme, nagu mida iganes. Nagu võiks näidata igal nädalavahetusel kuskil õues niimoodi filme. Ma saan aru, et tihti sajab, sest Eesti, aga siiski see oli nagu, ma tahaks selliseid kogemusi palju rohkem. Ja vihmasaju vastu aitab see, kui on varikatus. Et me liigume vaikselt sinna poole, et siis ja muidugi kui on tugev tuul, võiks seinad püsti panna ja siis me räägime sellest, et mine lihtsalt kinno. Aga ma olen nõus suga. Ma arvan, et ma ei mäletagi, millal ma viimati välikinos käisin. Mulle kõige eredamalt meenub see, kui Viru keskuse katusel näidati välikino ja me käisime vaatamas seal Lost in Translationit. See vist oli isegi sünnipäeva üllatus mulle kunagi mitu aastat tagasi mu abikaasa poolt. Aga jah, nagu ei ole Eestis väga tugevat välikino traditsiooni ja see on olnud üks asju, mida ma olen kadestanud ameeriklaste puhul, sest et see drive-in. Ja juba lapsest saadik on aiu, mällu sööbinud kogu see drive-in kino traditsioon, mida seal on inimesed saanud nautida juba aastakümneid ja siin ainult vahetevahel, kui on mingisugune eriline festival kuskil käimas. Ma olen suga nõus. Kas sa Tartufil oled käinud kunagi? Ma töötasin seal kunagi, muide. Mis see endast kätkes? Kui Tartuf esimest korda toimus, siis ma olin üks tehnikutest. Et panid filmi, vajutasid play-nuppu? Ei, ma ei vajutanud play-nuppu päris, aga ma olin tehnikute tiimis ja tegin omalt poolt kõik, mis vaja, et need linastused saaksid toimuda ja et filmid oleksid õigel ajal õiges kohas ja nii edasi. Tartuf on vist hiljem, ta on tavaliselt augusti pool, eks ole, mitte suve alguses. Siis ma mäletan seda, et need nagu viimased filmid seal Tartufi poolel oli kordi, kus nagu õues hakkab juba külm ja keegi müüb hõõgveini või sa istud seal, eks ole, väikese mingi tekikese all oma sõpradega, et see on nagu sellised armsad kogemused, et see ilmtingimata ei pea olema alati nii, et väljas on 20 kraadi sooja kui 25. Aga Tartuf on väga-väga tore üritus. Ja lihtsalt, et see oleks nagu selgelt välja öeldud, ma töötasin ainult kõige esimese Tartufi
peal. Miks sa kardad, et seda tuleb väga spetsiifiliselt? No sest, et muidu võib-olla jääb mulje, et ma olen nüüd mingi Tartufi mees nagu ja kõik hakkavad saatma mulle tänukirju ja kirjutama mulle, kui elevil nad juba on järgmise Tartufi eel ja kuidas nad soovivad mulle kõike head ja kivikotti ja loodame, et õiged failid jõuavad õigel ajal õigesse kohta, et ei, ma ei ole juba ammu aidanud kedagi teha mitte midagi. Tartufist, mitte kuskil, ma ei aita enam inimesi. See oli viimane kord, kui ma üldse... Tartuf oli viimane kord, kui sa inimesi aitasid? See oli viimane kord, kui ma inimesi aitasin, see oli viimane kord, kui ma olin meeskonnamängija, sealt edasi ma läksin egoistlikule see oli viimane kord, kui ma olin mees. See oli viimane kord, jah. Ma enam ei olnud. Peale seda mind ei olnud. See oli viimane kord, kui ma olin, Ivo. Vaat, mis mõju võib olla välikinool. Jaa. See mõju... Tallinn, palun tooge rohkem välikinool. Aga rääkides kinost ja Ameerikast, kui ma võin. Palun. Ma käisin vaatamas uut Wes Andersoni filmi Asteroid City, mis küll on filmitud Hispaanias, aga tegevus toimub just kui fiktiivses USA linnas. Okei, ma ei ole veel näinud, aga väga-väga tahan näha. See on ilmselgelt üks selle aasta suur sündmusi, vähemalt mis puutub filmikunsti. No ma ei hakka teda kuidagi nüüd väga ära rikkuma, kuigi me korra nagu enne saadet arutasime, et kui palju sellest on võimalik rääkida ja teistpidi, kui palju Wes Andersoni nagu sellist filmi on võimalik ära rikkuda. Aga kui te üldse midagi ei taha teada, siis võib-olla pange natukene edasi seda saadet, sest midagi ma võin teie jaoks ära spoilida sellise üldise kirjeldusega ka, aga ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks senistest Wes Andersoni filmidest kõige lemmikum. See tõesti kohutavalt meeldis mulle. Mulle meeldis selle nagu ikkagi filmi soundtrack, mis Wes Andersoni puhul tavaliselt on nagu huvitav, väga hea. Kogu visuaalne stiil taaskord jällegi uskumatu ja võrratu ja ilus ja huvitav ja kummitav. Aga nagu ma vist seda filmi vaadata spetsiifiliselt mõistsin, miks mulle Wes Andersoni väga meeldib. Nii. Ja ma ei tea, kui sina, see on mingi asi, mis mulle kunagisest Hello Interneti podcasti arutelust meelde on jäänud, et kui sina mõtled oma mineviku peale või mälestad, kas sa näed seda läbi nagu silmade nagu first person või sa näed seda kolmandas isikus? Hea küsimus. Et kui sa mõtled mingile asjale midagi tähtsat, mis su elus on olnud, sa mäletad seda hästi ja sa nüüd käid seda oma peas korra läbi, kuidas sa seda näed? Kas sa oled ise nagu see tegelane, kelle silme läbi sa seda nagu sa oleks seal koha peal või sa just kui hõljud kuskil üleval? Ma tahaks öelda, et pigem läbi oma silmade, aga vahel ikkagi ka olukorra või sündmustiku kohal hõljudes. Nii ja naa. Aga millest see nagu vahe sinu jaoks tuleb? Et miks on vahel nii ja vahel naa, sa mõtled? Et kas sa suudad nagu määratleda, millal on näiteks ühte või teistpidi? Ei suuda. See tundub juhuslik. Sest see on selles suhtes huvitav, et näiteks kui ma mõtlen mingile suvalisele asjale, nõudepesule, mõtlen, et kuidas see näeb välja, kui ma nõusid pesen või kui ma jooksma lähen. Mäletan oma jooksurada, siis ma vaatan läbi oma silmade. Aga kui toimub midagi hästi tähtsat, nagu mingi hästi ilus hetk peale esimest kohtingut või mingit sükest elu defineeriv näiteks. Ei ole kunagi minuga isiklikult juhtunud, aga kindlasti on inimesi, kes peale esimest kohtingut teevad koos suitsu, see on väga ilus hetk. Näiteks nad ootavad koos laeva või autot või rongi või taksot või bussi ja siis nad on kuskil kahekesi õhtul ja suitsetavad, see võib olla väga ilus hetk. Aga need on need hetked, kus mina nagu vaatan ennast justkui distantsilt, et see ei näe välja minu peas niimoodi, nagu ma näen enda kukalt või midagi. Et ma nagu tean, milline ma tol hetkel kolmandast vaatest olin, aga mu aju konstrueerib selle stseeni nagu filmi. Et need nagu eriti olulised hetked elus, mis kuidagi põlevad mällu ja jätavad meeletu mulje, minu aju nagu monteerib nad filmiks. Et seal isegi teatud mõttes kaob see nagu reaalne mälestus ära ja ma isegi nagu
mul vahel on see, et ma nagu näen seda, kuidas on nagu üldplaani vaade ja siis vahepeal on close-up näole ja mingi siuke nagu absurdsus tekib majus. Ja see on see tunne, mida minule tekitab Wes Andersoni film. Et ta justkui on nagu kollektsioon mingisuguseid selliseid mälestusi. Et see maailm on nagu unenäolik ja see maailm ei ole reaalne. Aga ta ei ole ka nagu kaugel reaalsusest. Ja ta on nagu niimoodi üles ehitatud, et ta võib olla ükskõik mis ajal, ükskõik kus. Aga ta on hästi kindlalt ka määratletud nii ajas kui ruumis. Nagu korraga, et tal on hästi palju vasturääkivusi on tema filmis, et ta on korraga sisutühi, hästi sisu täis ja ta on hästi naljakas ja hästi kurb ja ühesõnaga ta on nagu siuke hästi awkward ja kuidagi nii tavaline ja nagu seal on nii palju siukest nagu pinget, mida ta suudab luua oma filmides, et see nagu ta filmid meenutavad mulle tähtsaid hetki elus miskipärast. See on nagu see kontekst, mis minul tema filmidega nagu tekib. Ja see film eriti veel miskipärast kuidagi nagu vajutas neid nuppe. Ja see ei pruugi olla filmist, see võib olla mingist nagu meeleseisundist seda vaadates või hetkest elus või kuidas iganes. Aga see film spetsiifiliselt mulle kuidagi eriti vajutas neid nuppe. Väga ilus kirjeldus, väga lahe kuulda, mismoodi need filmid on sulle mõjunud. Ma ei ole nii süvitsi läinud Wes Andersoni filmide analüüsimisel. Minu suhe Wes Andersoni filmidega on olnud soe, aga kummaline nende puhul on olnud see, et kuigi ma hindan seda visuaalset meisterlikkust, mis on igas tema filmis esiplaanil, on mul harilikult raske meelde jätta, mis nendes filmides päriselt toimus, kui need filmid on kord lõppenud. Ehk siis on alati olnud mingisugune selline nagu mingisugune unenägu, mis toimumise hetkel on väga lummav ja eriskummaline ja äge, aga mis pärast lõppemist kuidagi nagu kaovad mul täiesti peast. Aga kas sul kaob ära narratiiv? Jaa, narratiiv pigem. Aga jäävad mingid üksikud hetked? Jääb mingi tunne, jäävad mingid üksikud kaadrid, võib-olla mingi koloriit. See nagu unenägu. Ja ja selles mõttes võib-olla kuna ma olen selline lugude inimene, siis pole Wes Andersoni filmid mulle kunagi eriti nagu olulised olnud, aga see ei tähenda seda, et ma neid ei hindaks väga kõrgelt. Ma endiselt arvan, et ta on üks kõigi aegade kõige erilisemaid ja vägevamaid filmilavastajaid. Ma arvan, et on tõeline visionäär, tõeline ma ei tea, stiili ikoon, mitte nagu isiklikult sellepärast, kuidas ta riides käib, vaid just sellepärast, mismoodi millist visuaalset keelt ta kasutab, et oma lugusid jutustada. Ta on mõnes mõttes loonud täiesti uue žanri või siis kuidagi tekitanud mingi kristalliseerunud formaadi sellest, mida ka teised režissöörid läbi aegade on teinud, aga ta on kuidagi pakkinud selle kokku eriti tihedalt niimoodi, et see essents või see lähtekood, mis seal on, muutub kõigile ühtäkki niivõrd selgesti loetavaks, äratuntavaks ja ahvatlevaks. Väga paljud inimesed tahavad kopeerida seda, mida Wes Anderson teeb, et selles mõttes ta on olnud selline teedrajav režissöör minu meelest, et ta on viimistlenud lõpuni mingit sorti visuaalse keele, mida väga paljud on siis tahtnud kohe hakata ka endale võtma. Ja tavaliselt see tuleb nagu mingil määral inimestel välja, sest et see on lihtsasti õpitav ja kopeeritav, aga seda on väga raske sama hästi teha.
alati on midagi ikkagi nagu valesti või puudu või midagi jääb vajaka nende koopiate puhul. Ja mida aeg edasi, seda vähem ma olen hakanud nagu muretsema kogu selle nagu loo osakaalu või loo, ma ei tea, tummisuse pärast ja olen õppinud lihtsalt nautima seda sõitu ennast seda, mis tunne on kogeda Wes Andersoni pildimaastikku, ütleme nii. Ja niimoodi on läinud asi lihtsamaks mu jaoks ja ka nauditavamaks. Ja ma enam ei muretse selle pärast, et ma pärast filmi lõppu enam ei mäleta, mida ma just vaatasin. Väga huvitav. Ma mõtlen, milline on olnud sinu lemmik Wes Andersoni film? Lihtsalt nagu seda kuulates, sest Wes Andersonil on väga tugeva narratiiviga filme ka olnud ja siis on neid, kus nagu narratiiv on ilmselgelt lihtsalt taustal. Et midagi toimub, aga kui sa ei suudagi näppu panna väga sinna peale, et põhimõtteliselt midagi toimub siin filmis. Teatud mõttes nagu Lost in Translation, kus ka nagu teatud mõttes narratiiv on kuskil nagu tagaplaanil. Jah, aga vaat Lost in Translationi puhul see läks mulle kohe nii-öelda kaunimalt väljendudes otse hinge, räigemalt väljendudes otse veeni, aga põhimõtteliselt sealt nii see lugu kui ka visuaalne presentatsioon läksid mulle kohe väga korda. Andersoni puhul pole need lood mulle nagu korda läinud, need on olnud vaimukad ja kohati kurvad ja traagilised ja veidrad ja nii edasi, aga need ei ole jäänud mind saatma. Et ma ei ole nagu kunagi pärast Wes Andersoni filmi vaatamist jäänud mõtlema mingi tegelase elu saatuse peale või ma ei tea, kuidagi nagu see lugu lihtsalt kaob. Ta ei jää niimoodi. Ma ka ei ole kunagi mõelnud selle peale, et mis sellest ikkagi sellest skaudipoisist, kes oli vanemat, et ta nüüd ikkagi sai, kui ta Bruce Willisega elama. Ja sellepärast mul ka tegelikult vist ei ole lemmik Wes Andersoni filmi, sest need kõik tunduvad kokku nagu üks suur Wes Andersoni maailm lihtsalt. Ehk siis mul ei ole seal mingisuguseid eraldusjooni tegelikult, kus ma saaksin öelda, et vaat see osa siit, see jupp oli kõige parem. Tal ei ole ühtegi filmi, kus mulle ei meeldiks need kaadrid, need kompositsioonid ja need karakterid ja see meeleolu. Nii et ei ole lemmikut kusjuures. Kuidas sul on? Sa ütlesid, et see viimane ongi sinu lemmik. Nüüd on, enne oli Grand Budapest Hotel kindlasti oli ja samamoodi selle skaudipoisi lugu. Mulle väga meeldis. Et need on ilmselt lemmikud. See varasem värk on ka kõik väga Rushmore ja Royal Tenenbaums ja muud, aga need ausalt öeldes ma tean nii mõlema filmi puhul, mis seal toimub, aga ka samamoodi ma ei suuda nagu meenutada täpselt, mis seal nagu toimub. Samal ajal kui mingi siuke film nagu The Mask on mul peas miski pärast. Sul on The Mask lihtsalt peas. Ma nagu võtsin mingi random võrdluse siia kõrvale, mingi loll Jim Carrey film. Aga päriselt või? No ma enam-vähem mäletan mis Maskis toimus. Mul on siuke tunne, et ma nägin seda siis, kui ma olin 8-aastane ja pärast seda pole rohkem näinud. Vaatasin 8-aastasena seda 20 korda. Okei. Sest see oli meil kuskil VHS-i peal, nagu ikka tol ajal filmidega. Jurassic Parkiga ka sama lugu, kuna ta oli mul VHS-i peal, siis ma olen seda näinud 70 korda. Okei. Aga Wes Andersoni puhul tõesti see Asteroid City oli nüüd mu lemmik, ta on väga teistmoodi. Ka Wes Andersoni mõttes taaskord on väga teistmoodi ja mul on siuke tunne, et ma jälle vaikselt armun filmidesse. Et nad on tagasi tulemas minu jaoks ja ma näen rohkem nagu filme, mis mind huvitavad. Ma väga ootan Oppenheimerit, ma tahaks seda filmi väga näha. Varem ei ole Nolani filmid väga pikalt nagu juba kõnetanud. See pole ka tõsi, Interstellar mulle kohutavalt meeldib. Interstellaris on seene, mis mind alati nutma jäävad. Spetsiifiliselt see, kui ta vaatab oma laste videosid pärast mitukümmend aastat nagu ühel planeedil eemal olemist. Et see on nagu väga hästi tehtud film, aga need Tenetid ja ka tema Batmani filmid, Batman ei ole minu lemmik superkangelane tegelane. Et need on kõik sellised pikad, rasked, rängad filmid, aga ma väga ootan Oppenheimerit. See on nii, mul on kergendus kuulda, et sa oled ka selles Batmanist mittehoolimise leeris.
vähemalt mis puudutab Nolani Batman'e, ma tean, et väga paljude jaoks see oli tõeline teetähis ja väga oluline hetk Batman'i, ma ei tea, brändi arengus siis või et kuidagi, et noh, et nüüd läks asjaks, on ju, et kuidagi, et nii realistlik ja nii nagu kalk ja selline karm nägemus Batmanist ja kuidas see just nagu puhus uue elu kogu selle Batmani saaga või legendi sisse, aga mind samamoodi jätsid need nagu täiesti külmaks. Ma ei saa öelda täiesti külmaks, aga lihtsalt noh mind jätsid täiesti külmaks, ma võin nagu ausalt öelda. Et seal mingi, ma ei tea, umbes Batmobiili disain tundus lahe. No mingid üksikud asjad tundusid nagu lahedad. Jokker näiteks, mis oli ju nende filmide selline noh, nagu staartegelane ja Bane'i see nagu selline noh, selline karakter. Ütleme, selles kategoorias, kus me räägime, ma ei tea, superkangelaste filmidest, kus on proovitud midagi teistsugust, on proovitud asi pöörata realistlikult tõsiseks või traagiliseks, siis selles kategoorias on tegelikult ainus kordaminek minu jaoks olnud Jokker ja ma pean ütlema, et ma ei ole... Aga nagu see eraldi filmi Jokker, mitte nagu see Jokker Nolani Batmanist. Joaquin Phoenixi Jokker, okay. mis on film, mida siiamaani ma meenutan niimoodi, et mul nagu kuidagi, ma ei tea, hakkab sees keerama natukene, sest et see tunne on endiselt nii tugev. Pärast selle filmi vaatamist mul ei tunne, et see oli fantastiline kogemus, täiesti erakordne film ja ühtlasi film, mida ma ei taha enam kunagi näha, sest ma ei suuda. Aga nüüd, kui on mitu aastat mööda läinud, on mul jälle siuke tunne, et tegelikult ma nüüd võib-olla juba jälle julgeksin läheneda sellele filmile. Aga mida ma tahtsin veel mainida, ma ei tea. Nolani kohta või? Sa kuidagi hakkasid... Nolan, aga jah, Nolan, ma olen nõus. Üleüldiselt Nolan, Wes Anderson, nad on, noh, nad esindavad veel nii-öelda seda välja surevat liiki. Vanakooli filmi tegemine. Seda vanakooli filmi tegijat, seda vanakooli režissööri, kes suudab tekitada tohutut elevust tõsiste filmisõprade südametes, et natuke on selline tunne, et neid sündmusi, neid režissööre jääb aina vähemaks. Nagu Kubrickud ja issand, mul ei tule selle teise nimi nüüd meeldegi enam, kes on pooled filmid, kes mulle õudselt meeldinud on. Ei, hilisem. Jurassic Park, Indiana Jones, Spielberg. Et noh, sellise kaadrimehed. Jaa. Et noh, Scorsese uut filmi ma loomulikult ootan väga ja mõned üksikud ikka on. Sofia Coppola on absoluutselt selline režissöör, kelle puhul kõik, kuhu ta on oma käe külge pannud, kõik need asjad on mul vaja läbi vaadata. Lost in Translation võib olla üks parimaid filme, mis kunagi tehtud on. Absoluutselt nõus. On nagu see tase, eks ole. See võib vabalt olla see üks film, mille ma olen nõus võtma kaasa nii-öelda üksikule saarele või ma ei tea, üksikule planeedile, kui ma peaksin ainult ühe filmi kaasa saama. Aga jaa, ühesõnaga Wes Anderson on geniaalne ja selles pole kahtlust ja mul on hea meel. Ikka veel French Dispatch lõpuni vaatamata. Ma olen seda 4 korda vaatama hakanud. Viimane kord kuskil bussis ja kui seal tuli esimene alasti steen, siis mul hakkas piinlik seda bussis vaadata. Ma lõpetasin. Kas keegi koputas või? Ei tead, mul on mingid imelikud naabrid, kes hästi palju lärmi teevad. Okay. Et sellised helid on nagu üsna tavalised. Ma ei tea, mida, kas oskad mulle öelda, mis see on? See kõlab nagu keegi oleks võtnud teraskuuli ja kukutanud selle niimoodi tõk. Ma tahtsin öelda et nad võib-olla hakkasid petanki mängima, aga samas see kuul ei kõlanud nii raskelt. Ta ei olnud nii suur, ta lihtsalt on metallist. Aga võib-olla need on hoopis need siuksed klaaskuulikesed, küll need, mida inimesed koguvad, mitte need, mille sees on lumi ja vesi ja väike majakene, vaid need mis on natuke nagu niisama imetlemiseks väiksed pärlikesed. Marble. Marblid, võib-olla need on siuksed nagu golfipalli suurused marblid. Kuulame, kas tuleb veel.
ja tuligi. keegi mängib hästi pisikest keeglit. hästi, jah, keegi mängib hästi pisikest keeglit, ilmselt siukest nunnut keeglit. Aga ikkagi üleval toimub nunnu keegel. Ja see on hästi tüütu. Me oleme siin vahel õhtuti istunud siin juba viimased, ma ei tea, aasta ja siis nagu istud vaikselt ja vaatad filmi õhtul ja siis käib see plõk. Rääkides Eesti filmidest korraks, ma ootan väga Eesti filmi, mille tegi Triin Ruumet, režissöör Triin Ruumet, kelle eelmine film oli Päevad, mis ajasid segadusse. Ma ei ole ka seda näinud kahjuks. No võt, ma arvan, et sulle meeldiks. Eesti filme olen väga vähe näinud. Kas ma peaksin vaatama Päevad, mis ajasid segadusse? Absoluutselt. Triin Ruumet on meie põlvkonnakaaslane ja meie põlvkonnast üks neid väheseid, kes läks tõsiselt filmitegija teed ja teebki väga filme. Võimsaid ja olulisi asju filmimaailmas, nii et jaa, absoluutselt. Vaatan. Kui sa vähegi tead, mida tähendas 90ndate üleelamine, mida tähendas väikelinna elu, mida tähendas räpane äri, mida tähendas vägivald, vaesus, Ida-Euroopa viletsus, depressioon, alkohol, veidrad inimsuhted ja nii edasi, siis see tekitab väga palju äratundmisrõõmu. Äratundmist minimaalselt. Nii et jaa, tema uus film, mille pealkiri, kui ma ei eksi, on Tume paradiis, ma ruttu guugeldan. Kas sa tead, millal see umbes peaks välja tulema või kas ta on varsti juba kinodes? Nagu see tuleb varsti kinno. Ma olen näinud ka treilerit, sest et filmi monteerija on minu sõber, minu kallis sõber Jaak Ollino juunior. Kes on ka meie saates käinud. Kes on käinud ka meie saates, nii et tookord käis Jaak saates külas koos režissööri Martti Heldega, kes on samuti fantastiline. Kuid nüüd siis saab kinno minna vaatama seda filmi, mille ta tegi koos Triin Ruumetiga. Ma ei leia kuskilt, millal selle esikas on, aga ühesõnaga, see tuleb varsti. Kas sa oskad ka öelda? Septembris. Okay. Kas sa oskad ka öelda umbes, mis selle filmi nagu selline üldine sisu on? Ta ei ole nüüd enam 90-ndatest. See ei ole enam 90-ndad ja see jätkab tonaalsuselt seda, mis algas filmis Päevad, mis ajasid segadusse, et see on natukene nagu, me oleme ajas edasi jõudnud, aga nüüd me vaatame, kuidas need asjad edasi arenesid põhimõtteliselt. Tegelased ei ole samad. See ei ole nagu otsene järg, lihtsalt selline maailma edasi arendamine. Jah, pigem oma tonaalsuselt või temaatikalt läheb värk nagu veel hullemaks. See ei ole ju normaalne, mis mul seal üleval toimub, lihtsalt nende helide järgi. Ma küsin igaks juhuks, sest ma ise ei saa aru. Kui ma olen suga kristallselt aus, siis mind ei ole mitte kunagi häirinud naabrite kolistamine ja kisa. Ka praegu mitte? Ka praegu mind see ei häiri ja ma elan koos inimesega, keda see konstantselt häirib. Okay. Kui vähegi kuskil kostab midagi. Milline nendest 3 inimesest, kellega see kõige, see, kellega ma abiellusin. Hästi. Sest et oma lastega teatavasti ei saa abielluda. Vähemasti ei ole meie kultuuris see ei ole aktsepteeritav abielluda. See ei ole okei. Ütleme selle selgelt me välja. Me võime seda selgelt, me ei pea siin nagu ümber selle palava pudru niimoodi tiirlema. E-sigaretid. Ei ole okei oma lastega abielluda. Võib olla oma lastega abiellumine. Nope. Kindel ei. Popkulturistide poolt. Kindel ei. Kui me teeksime erakonna, siis see oleks esimene punkt meie programmis. Kas see oleks spetsiifiliselt, et meie ei abiellu kunagi oma lastega või siis, et keegi ei abiellu kunagi oma lastega? Ma hääletaks selle teise poolt. Jaa, et mitte keegi ikkagi, jah. Me tooksime ennast eeskujuks. Meie ei ole kunagi tahtnud, üritanud abielluda oma lastega. Ja me teeme plaaniga. Ei plaaniga ja me teeme kõik endast oleneva, et takistada.
ka ei teeks. jah, täpselt. erakonna platvorm. Sageli, ei no. See nagu talk about a non-issue in society. Kuuled, see inimesed sageli ei tea, mis asi on issue, enne kui see issue tõstetatakse. Seda nad räägivad jah, poliitikud meile. Sa ei teadnudki, et sulle ei meeldi abieluvõrdsus, aga nüüd sa pead teadma. Inimesed sageli tahavad, et keegi ütleks neile, milles see issue üldse seisneb. Okei. On ju? Võib-olla tõesti. Ja vaata, kui... Politoloogia, Jimmy ja Ivoga. Ja vaata... See peaks mingisuguse kõlli nüüd panema. Vaata, kui pettumus tekitav see on, kui tuleb mingi uus erakond, aga sa ei saa päris täpselt aru, et mille eest nad seisavad täpselt või mis see nende rida ikkagi on nüüd päris täpselt. Tundub siuke udune, natuke siit, natuke sealt tahavad teha mingeid asju ja siis lõpuks vaatad sellele peale, see on nagu mingi hall ollus. Tahaks mingid selgeid nagu probleeme, nagu lastega abiellumine. Ei. Et praegu me naerame. E-sigaretid võib olla. Lastega abiellumine ei. Ja. Meil on juba 2 punkti olemas programmis. See võib olla tegelikult veits probleeme, peaksime ikkagi mingi seisukoha kujundama. Mõtleme selle peale pärast. Mõtleme, aga ühesõnaga, võib-olla see on meie poliitilise karjääri algus praegu, võib-olla kallid kuulajad praegu olite tunnistajaks erakonna sünnile. Ja kõik Discordis osalejad me saaksime võtta kohe ka erakonda ju. Kui nad soovivad, me vist niimoodi automaatselt ei tohi. No jaa, kui nad soovivad, jah. Andke teada ja tulge meie Discordi. Ja kui nad nõustuvad meie aluspõhimõtetega. Nende 2 kindlasti peab nõustuma, jah. Me kontrollime. See võib olla, tähendab seda, et sa võid olla nagu e-sigaretid jah ja e-sigaretid ei, sa oled ikkagi nagu okei meie jaoks. See näitab ka seda, et me ei ole päris nagu... Ei, me oleme paindlikud, me ei ole nagu täpselt. Mustvalged mehed, räuske. Ja. Väga lahe. Sellel mõttel on jume, et mul on tunne, et mul tekkis mingi siht. ma tahan seista selle eest, et keegi ei abielluks oma lastega, mul on lõpuks olemas siht siin elus. No nii hea ju, enne 40. eluaastat aru saada, et mille eest ma päriselt seisan. Noored inimesed poliitikas, noored mehed, sest mehi on nii vähe poliitikas. Mehi on liiga vähe poliitikas, olgem ausad. Aga see heli ikka seal üleval häirib mind. Ma olen siis rohkem nagu kea. Aga tänu sellele helile meil sündis erakond praegu. Seda küll, jah. Me lähme pärast tänama neid naabreid. Aga mina võitleks selle vastu, see oleks osa meie platvormist või ei, sa ikkagi arvad, et see... kolina vastu. Jah, me oleme kolina vastu. Ma ütleks, et siis sa oled tänamatu lihtsalt. No võib-olla tõesti, jah. Aga tihti pöördutakse selle vastu, mis sind lõi tegelikult, kui sa mõtled üldse maailmas. Et hästi paljud müüdid su vanemad on sind loonud, aga sa pöördud nende vastu. Okei, sellest ma saan aru jälle, jah. Aga Wes Andersonist rääkisime, jah? Ja peale seda me rääkisime filmist Tume on naine. Tume on naine? Ma ei mäleta, nagu sa ütlesid selle filmi. Tume paradiis. Jah, Tume paradiis. Tume on aine? Jah. Kas see on ka mingi asi? Ei, see ei ole, aga see kõlab nagu mingi luulekogu peal. Kuule, ma käisin teatris vahepeal. Nii? Ma ei tea, kas ma tahan rääkida sellest etendusest. Okei, hea, et sa seda mainisid siis. Oletan, et see ei olnud siis Wes Andersoni lavastus? Ei olnud, see oli... Jällegi, ma vist ei taha sellest rääkida, sest mulle ei meeldinud see üldse, ma ei taha kellelegi nagu otseselt öelda, et see, aga räägi lihtsalt, nagu et mis sulle ei meeldinud, ära räägi süžeest. Ma ei saa sellest nagu spetsiifiliselt nii rääkida, ilma et see ei rikuks kohe ära, mis etendus see on. Okay. Et see on nagu nii spetsiifiliselt, ma peaksin nagu midagi esile tooma kohe esimese asjana, et see nagu automaatselt kohe ütleks ära. Räägi lihtsalt, mis tunne sinust tekkis. Tüütu oli, igav, halb. Mu ema ütles, et me käisime emaga teatris. Mu ema ütles, et pärast etendust, kui sa oled emaga teatris, sa ei taha nagu viriseda ka, sest sa oled tänulik, et sul on nagu hea ema ja te olete koos teatris ja sa ei taha nagu olla halb poeg. Ei tekkinud seda impulsi hammustada, pureda kätt, mis sind toidab. Jah, ta ostis mulle enne ühe võileiva ka, kui me... Ja sa ei hammustanud kordagi.
ja siis, kui me pärast nagu välja läksime, ma nagu veits hoidsin nagu kriitikat tagasi, aga nagu vihjasin või liikusin veits sinna poole, et mulle vist väga ei meeldinud ja siis ema ütles selle peale, et ta mõtles selle peale, et huvitav, kui sellel oleks nagu paus vahepeal, et kas ta nagu jääks või läheks ära. Et noh, see ei olnud nagu läbilõhki halb, seal oli häid momente, aga see ei meeldinud mulle. Vot. No see ongi see, mis teeb teatri hirmsaks, et sul on elusad inimesed sinust, ma ei tea, 1,5 või 2 või 3 meetri kaugusel, kes püüavad anda endast parima ja kui sul on tüütu ja igav ja sa oled väsinud sellest kõigest, siis sa oled natuke nagu lõksus seal saalis. Jäi ära jah, ei ole viisakas minna. Jaa, nii et jaa. Ma pärast räägin sulle omavahel, siis kui ei lähe salvestusse. Okei. Sul oli üks teema, millest sa tahtsid veel rääkida. Ja ma olen siin kuulanud vaheldumisi nüüd eneselegi üllatuseks Metallicat. Kas see on midagi uut su elus? See ei ole harilik mu elus, jah. Ja mitte nii väga enesele üllatuseks, tegelikult üsna ootuspäraselt olen kuulanud ka Foo Fightersit. Mõlemal bändil on välja tulnud värsked albumid. Metallical siis 72 Seasons, mille olemasolust ma sain teada plaadipoodide päeval, kui jõudsin plaadipoodi Beat Me ja nägin seal huvitavat kaanekujundust ühel vinüülplaadil. Selle albumi kujundus läbivalt on ülihea. Jaa. Nagu ka see vinüüli, see gatefoldid asjad, see kõik on nagu ülimalt hea ja ilus ja äge. Oota, kas sul on see vinüül olemas siis? Ei, lihtsalt ma olen näinud. Okay. Sest mul album, spoiler, väga ei meeldinud. Okei. Ta oli nagu okei. No ma ütlen kohe ära, see Metallica album mulle ka nagu väga korda ei lähe. Ma olen nagu juba joonistub välja mingi muster. Ma olen üsna tundetu, mind on raske liigutada. isegi Metallica 72 Seasons ei suuda liigutada. Aga ma olen kuulanud seda albumit ikkagi, sest et see power seal ja see, kuidas see album ja kuidas see bänd ennast ikkagi kehtestab oma ala tipuna on väga inspireeriv. Ma tahaks ka selline olla vanaduses. Põhimõtteliselt, mida see album mulle on andnud, on mingit sorti selline hoog ja usk energilisse tulevikku. Seda tegi sinuga nagu ilmselgelt keskea läbinud meeste bänd. No see andis sulle energilisse tuleviku lootust. Jaa, lihtsalt ma kuulasin koomiku Conan O'Brieni podcasti, kus Lars Ulrich, Metallica trummar, oli ühes osas külaliseks ja ta rääkis seal, kui palju vaeva ta peab nägema, et püsida vormis. Nüüd me jõuame jälle oma lemmikteema spordi juurde ja Fit for Lit ja kõik see. Et kui varasemas nooruses ta tegi trenni ja hoolitses tervise eest selleks, et saada kuidagi veel paremaks, et jõuda veel paremasse vormi, siis nüüd, kus ta on, ma ei tea, oma 60-ndates eluaastates vististi, peab ta kõik need võimlemisprotseduurid ette võtma selleks, et üldse jõuda mingisugusele normaaltasemele, kus ta oleks võimeline laval siis kütma 2 tundi või 3 tundi järjest ja niimoodi mitu õhtut järjest ja mitu kuud järjest, erinevates maailmaotstes. Ja kuidagi teda kuulates tuli jälle väike selline reality check ka selles osas, kuidas ma ise suhtun trenni näiteks ja enda füüsilise tervise eest hoolitsemisse. Ma samamoodi annan endale aru, et mõnes mõttes mul ei ole enam mõtet siin nagu kujutada ette, et minust saab mingisugune tohutu atleet või et ma jõuan mingisse fantastilisse vormi, vaid pigem
see, mis ma teen, on mingisuguse nagu baasi hoidmine, mingisuguse baastaseme hoidmine, kus mul lihtsalt see miinimum energiakogus või jaksu kogus ei kuku enam nii madalale, kus see muidu oleks, kui ma üldse ennast ei liigutaks, on ju, nii et see on mingis mõttes nagu siukse nagu ühe toe lisamine ellu, mitte nagu enda lennutamine kuskile atleetlikkuse tähistaevasse. Ja selles mõttes oli Ulrichit lahe kuulata, aga lahe oli lihtsalt ka kuidagi jälle saada tunnistust sellest, et ja see on üks mu lemmikteemasid, ma jõuan selle juurde korduvalt tagasi, et kui äge see on, kui inimesed suudavad läbi elu leida uut hingamist, uut motivatsiooni, uut inspiratsiooni, teha oma asja edasi, kogu aeg mingis mõttes nagu uuel kujul ja uuest lähtekohast ja mingis mõttes alati ikkagi samamoodi, selles mõttes, et Metallica on ikkagi Metallica ja ükskõik millist lugu sa sealt uue albumi pealt ka ei kuulaks, noh, ei ole kahtlust, et tegu on Metallicaga, on ju, et selles mõttes nad ei ole kuidagi taas leiutanud ennast ega midagi, aga ma arvan, et inimesed alahindavad sageli seda, kui raske on ka seda oma asja jääda tegema, sest et tegelikult see hingamine seal taga peab ikkagi kogu aeg uuenema. Isegi kui see lõpptulemus on kõrvalseisja jaoks üsna sama, mis alati on ju, siis ikkagi see hingamine seal taga, see protsess, mis tuleb läbida, et üldse mingi hingamiseni jõuda on ikkagi raske ja paljude jaoks üle jõu käiv. Ja ma mäletan, kuidas kunagi koolipoistena, ma ei tea, kui me olime seal mingi 10, 11, 12 aastased, kui inimesed hakkasid juba teadlikumalt muusikat kuulama, muusikat koguma ja nii edasi ja tulid mingid rock-bändid seal jututeemaks, siis meil klassis poisid jagunesid mingitesse leeridesse, et ühed olid Metallica poisid ja ühed olid Nirvana poisid, on ju, ja siis me vahepeal ikkagi ka vahetasime omavahel kassette ja nii, aga jäime ikkagi enesele kindlaks, et ei, minu bänd on ikkagi natuke kõvem kui sinu bänd. Millegipärast juhtus kuidagi nii erinevate ajalooliste ja ma ei tea, geopoliitiliste ja kultuuriliste iseärasuste tõttu Metallica ja Nirvana olid nagu need kaks kõva bändi, vähemalt kui asi puudutas nagu rockmuusikat, on ju, siin maailmapunktis 90-ndatel. Ja Põhja-Tallinna aasta 96. ja ma mäletan mingeid üksikuid Metallica lugusid, mis mulle on tõesti väga korda läinud ka, aga need on tõesti väga üksikud lookesed, on ju, et üldjoontes mul on nagu Are you unforgiven too? Mis me olid meie? No see oli väga kõva hetk, kui see lugu tuli. Ja Nirvanaga läks loomulikult nii nagu läks. Nad andsid ju välja ainult 3 albumit tegelikult, kogu see asi sai läbi palju varem, kui see oleks võinud saada ja ma siiamaani vahel fantaseerin, et milline bänd oleks Nirvana aastal 2023, kui Cobain oleks ellu jäänud. Kurt täna, eks ole. Mida Kurt Cobain täna teeks ja kas meil oleks Foo Fighters või Foo Fightersit ei olekski kunagi sündinud. See on millegipärast niivõrd haarav mõtteharjutus mu jaoks. See on see multiversumi mõtteharjutus, mis mind tõeliselt köidab. Marveli omad jätavad mind üsna külmaks, see on lihtsalt siuke virvarr. Aga püüda ette kujutada, kas meil oleks olemas Foo Fighters, kui Nirvana oleks ka siiamaani olemas. Vaat see on asi, mis ma kuidagi ei väsi selle peale mõtlemast. Ühesõnaga, kuna Metallica ja Nirvana sisenesid mu maailma üsna samal ajal, siis mul on lihtsalt nii hea meel näha, et Metallica tüübid on väärikalt vananenud ja et nad on endiselt sama jõulised ja teravad kui toona 30 aastat tagasi. Ja nad teevad oma asja edasi, nad on elus, nad on hea tervise juures, nad pingutavad ja need YouTube'i nüüd vaikselt tilkuvad videod nende laividest, mida nad nüüd selle uue albumi tuuril on teinud erinevates maailmapunktides, eriti
Saksamaalt on tulnud väga, väga vingeid videoid. Kogu see nende lava esteetika, kui minimalistlik, kui toores, kui nagu otsekohane, see väga soovitan vaadata. See on lihtsalt nii tuus, kuidas neil on, kõik on tõmmatud täiesti miinimumini, et seal on kollane trummikomplekt, üksikud mikrofonid lava erinevates nurkades on ju, seal on mingisugused suured staadioni kontserdid ka, kus on siis lava on selle staadioni keskel ja siis sealt lavast kiirgavad välja veel sellised väiksed nagu lava teeribad, mida mööda siis nad saavad kõndida ka publiku vahele, vahele on ju, jäädes ikkagi publiku kohale. Ja kuidas seal tõesti on nagu, on mingisugune suured nagu ekraanid ja värgid ka, aga ei ole kogu seda sükest Rammsteini, sükest pürotehnikat, vaid on lihtsalt nagu konkreetselt süke must, tühi lava ja need toored mehed nende tooreste pillidega ja nad lihtsalt nagu kütavad nii rajult, et ei olegi mitte midagi muud vaja, kui see jõud, mis on nende muusikas ja see on nii kuidagi selles on midagi nii puhast ja head. Nii et seda ma olen siin nagu vaadanud. See tekitab must kohe hästi palju rohkem huvi Metallica vastu, sest ma pean tunnistama, et see 72 Seasons, ma olen seda mitu korda kuulanud, mulle kohutavalt meeldib selle albumi kujundus ja need lood isegi tunduvad väga head, mulle meeldib selle, ma nüüd ütlesin muidugi lood tunduvad head, aga sound on super. Nagu Metallical on kogu aeg olnud pigem suhteliselt kehv sound, või see on minu isiklik arvamus, aga see hilisem probleem, mis neil tekkis näiteks üks albumiga nagu Saint Anger ja Death Magnetic ja need, kus nagu tõesti see sound oli nagu üli ära lõhutud ja kokku surutud. Me oleme sellest Loudness War'i värgist nagu varem ka rääkinud ja minu meelest isegi nende nagu parimatel aegadel, et Black Albumi, mulle ei meeldi Larsi see trummi sound, see on nii üle kõige ja siuke nagu sul ei ole vaja ballaadis nagu siukest tunnet, nagu keegi vasaraga taab sind, näiteks, et nagu tõmba natuke tagasi, et selline siuke Larsi siuke tuntud egotsentrism ja siuke nagu keerame mind valjemaks ja kunagi see teema, et ma ei mäletagi, milline album see neil oli, kus bassimängijad põhimõtteliselt polnud kuuldagi, sest ta ei meeldinud umbes Larsile või ma ei mäleta, mis teema seal oli, seal on mingid hullud sisetülid, aga see album kõlab super hästi ja need lood nagu ei ole halvad, aga nad ei ole ka nagu huvitavad, et isegi näiteks Saint Angeri puhul sellised lood nagu Frantic ja Saint Anger, et see plaat kõlab kehvasti, aga need lood on mul siiamaani meeles. Ja need olid väga teistsugused lood Metallica kohta, nad olid väga palju modernsem metal kui see thrash, mida nad nagu, millega nad kuulsaks said, aga need lood on mul kuskil nagu peas olemas. Ja alates kuskil sealt nagu Death Magnetic, mida ma nagu üldse ei mäleta ühtegi lugu sealt pealt, ja samamoodi Hardwired to Self-Destruct vist oli nendel vahepeal veel üks album, mida ma vist ei ole kuulanudki kunagi. Ja et see kuidagi tundub, need lood nagu ei kõneta. Aga mind, ma saan aru, et on terve hulk inimesi, keda need kõnetavad. Ja ikkagi, kui ma Metallicat kuulan, siis ma tavaliselt lähen tagasi Black Albumile, mis oli minu jaoks selline tipp Metallica ja need ballaadid ja see selline, et ühesõnaga ma ei tea, et ma tahtsin, et see album meeldiks mulle, et ma tahtsin samamoodi, et ma kuidagi taasavastaks Metallica, see oleks nagu üliäge ja siuke gift, aga see vist ei juhtunud. Ma oleks tahtnud, et selle üliägeda albumi kujundusega, selle hea heliga oleks kaasa tulnud ka lihtsalt üliäge album. Need lood on natuke liiga pikad, see album ise on natuke liiga pikk ja seal ei ole nagu väga sellist äratuntavat sellist, Frantic on nagu, sa võid vaielda selle üle, kas Frantic on metallikalik lugu, aga Frantic on nagu üli hästi meeldejääv lugu. Ma isegi ei tea, ma ei ole kindel. See nagu asi jääb kummitama. See vist ongi olnud ka minu probleem jutuvärkides Metallicaga, et ja nii ongi, et inimesed on väga erinevad, kas tead, ja see, kuidas muusika meis erinevaid nuppe vajutab, on väga-väga isiklik ja subjektiivne ja selles mõttes asi ei ole Metallicas, asi on minus. It's not you, it's me. It's not you, it's me, et ka minu jaoks Metallica pole kunagi olnud tegelikult piisavalt huvitav. Nagu need meloodiad
need arranžeeringud, see muusika ei vajuta minus tegelikult peaaegu mitte ühtegi nuppu. Peale selle, et see on toores energia, mida ma sealt kuulan ja vahel ka väga selline kütkestav tumedus, mis mind köidab. Aga jällegi, kui ma mõtlen mingi nagu tumeduse ja energia ja jõulisuse peale, siis näiteks Nine Inch Nails vajutab palju sügavamale kõiki neid nuppe, mida Metallica samuti võiks minus vajutada, aga millegi pärast on nii, et minu see nagu maitse-eelistus on pigem Nine Inch Nails näiteks, kui ma mingit sellist meeleolu otsin. Aga mis puudutab kuhu ma tahtsin jõuda nüüd? Ma hakkasin Nine Inch Nailsi peale mõtlema sellest, et mis plaadil oli Copy of, mis on viimane Nine Inch Nailsi lugu, mis minul on nagu selline definitive, et see nagu jäi niimoodi meelde. Aga see oli 2013, ma vaatasin. Copy of, ja kas see võis olla Hesitation Marks, oli väga-väga hea album. Ja see lugu spetsiifiliselt, mul on ikkagi mingi värk sellega, et ma tahan mingit hitti, mingit lugu kuskilt sellelt nagu plaadilt, millel oleks siuke hukk, mis jääb nagu kinni ja kummitama. Copy of on geniaalne hitt nagu selles mõttes. Nine Inch Nailsi kontekstis, mitte nagu raadiopopi kontekstis. Aga ma kujutan täiesti vabalt ette, kuidas paljudele inimestele Nine Inch Nails võib kõlada väga igavalt, nagu väga ebahuvitavalt, sest seal on mõnes mõttes nii vähe ettearvamatut. See on niivõrd kuidagi robotlik. Nii robotlik, ja nii väga täpne kirjeldus, nii robotlik, et mõnel inimesel võib vabalt olla väga raske näha seal mingit elu või mingisugust midagi, mis võiks puudutada, see on lihtsalt nagu kuulaks mingisugust närvilist õmblusmasinat või mingisugust Nine Inch Nails, nagu õmblusmasin. närviline õmblusmasin. Et see on masinlik, see on kordustele üles ehitatud, see mõjub väga sünteetiliselt, väga kuidagi nagu hingetult, on ju. Aga, ja nii see kõlas ka mulle alguses. Ma mäletan, et Nine Inch Nails oli üks bändidest, mida ma nagu harjusin kuulama või kuidagi nagu üritasin ennast harjutada Nine Inch Nailsiga, kuni lõpuks nagu hakkas klikkima. Aga ühesõnaga, Metallica tüüpe vaadates mul on lihtsalt hea meel nende pärast. Kui ma olen Metallica laivil käinud kunagi, kui üks nendest laividest, mis neil oli Tallinnas Lauluväljakul. Ja ma mäletan, kuidas ma seisin seal ja ma ei tundnud mitte midagi. Ma mäletan seda hetke, ma olin seal Metallica laivil, ma olin oodanud tunde järjekorras oma piletiga, ma seisin seal, ma ei tundnud mitte midagi. Aga mis vahepeal on muutunud, on see, et nüüd kui ma vaatan nende Saksamaa videoid, neid laive ja seda, kui toored ja vanad ja ägedad nad on. Toored ja vanad. Nagu vanad ja kobedad, aga toored ja vanad on nagu Metallica versioon. Siis nüüd mul on tunne, et ma tunneks midagi, kui ma seal lava kõrval seisaksin. Ma kuidagi, ma ei tea, võib-olla lihtsalt tunnen, et nad on mu eakaaslased nüüd. kui varem nad tundusid nagu need ägedad täiskasvanud, kes tegid bändi. Võib-olla sa oled peerustumas. Võib-olla. Ja rääkides Rocki peerudest ja Dad Rockist, siis Foo Fighters on ka tegelikult juba seal kategoorias. Läheme kohe Foo Fightersi juurde, aga lihtsalt ma ikkagi nagu selle Rocki peeru värgi pean ära rääkima, et ma olin üks õhtu just Viljandis ja juhtusin kuulama sellist ansamblit nagu Crap. Crap? Jah. Okei. Nad esinesid seal ja nad mängisid põhimõtteliselt nagu siukest 80-ndate rocki ja 90-ndate rocki nagu siukseid hitte. Ja ma teadsin nagu kõiki lugusid ja laulsin kaasa kõiki lugusid ja nautisin seda. Nad olid väga hea bänd hoolimata nimest. Ja siis ma mõtlesin küll, et ma olen ikka nii basic bitch nagu, et mul see, et nagu mingi Judas Priesti Living After Midnight on see, mis mind nagu käima tõmbab ja siis tuleb Offspring, ma isegi mäletan, mis Offspringi lugu see oli, aga vahet ei olegi kõikjale. Siis tuli Chris Isaaci nagu Wicked Game, tuli Rocki coverina ja CCR-i Fortunate Son ja et see nagu, ja lihtsalt kõike laulad kaasa, mõtled, et nagu minu meelelahutuseks ei ole nagu väga palju rohkemat vaja kui keskmise 60-aastase mehe. Väga hea.
aga Foo Fighters? Jaa, dad rock. Foo Fighters on 100% dad rock praeguse seisuga. Me oleme päris kaugel sellest ajast, kui nad olid need lahedad noored tüübid, kes karjusid lahedalt laval ja tegid humoorikat ent-jõulist rocki. Nüüd see on ikkagi puhas dad rock ja 2 lapse isana pean ütlema, mulle meeldib. ja miks Foo Fighters on jälle minu jaoks kuidagi pildil, on muidugi nende uus album. Okei, mis selle pealkiri? Mina ka ei tea, ma ei ole seda veel kuulanud. But Here We Are vist on But selle. Here We Are. On selle albumi nimi ja kes vähegi on Foo Fightersit jälginud, see teab, miks see album on oluline. Kes ei tea, siis neile lühikokkuvõttena võib-olla nii palju, et But Here We Are on nüüd nende esimene album, mille nad on loonud pärast oma trummari Taylor Hawkinsi surma. Ja me oleme Taylori lahkumisest rääkinud oma saatesarjas. See oli ehmatav uudis meile mõlemale. Eriti arvestades, et Foo Fighters on bänd, millest me ikka ja jälle räägime ja mis meid huvitanud on ikkagi läbi aegade ja ka see Taylor Hawkinsi ja Foo Fightersi frontmani Dave Grohli vaheline selline vendlus või sõprus on olnud kuidagi väga ilus ja armas. Jah. Ja tundus kuidagi raske ette kujutada, kuhu nad edasi lähevad pärast Taylori lahkumist. Mul ei olnud seda tunnet, et bänd nüüd paneb pillid kotti, sest et see bänd ikkagi koosneb, erinevatel hetkedel on seal nagu erinev hulk inimesi olnud, aga üldiselt see ei olnud nagu 2 mehe bänd. Seal on ikkagi harilikult niimoodi 5-6 meest laval olnud alati ja eks ka nende kõigi vahel on mingi eriline side, et nad aastakümneid on suutnud teineteist taluda ja ikka jälle tahavad kokku tulla ja uusi albumeid salvestada. Aga mõeldes eriti veel Dave Grohli teekonna peale, see tundub mulle lihtsalt nagu kõige raskem ülesanne üldse praktiliselt, ma ei tea, loovisikuna nii mitu korda elus tulla välja nagu täielikust hävingust ja just hävingust mitte nagu mingis, ma ei tea, maine mõttes või ma ei tea, ärilises mõttes, vaid hävingust nagu sellises eksistentsiaalses mõttes. Sest et kui Nirvana ootamatult pillid kotti pani olude sunnil, kuna Kurt Cobain lahkus siit ilmast, siis see, mida Dave Grohl ikkagi tegi, et taas leida ennast muusikuna ja ikkagi luua endale mingisugune elu muusikas, kuigi see tundus väga-väga ebatõenäoline, et see võiks üldse õnnestuda tol hetkel. Et see oli ikkagi midagi, see on üks inspireerivamaid lugusid üldse, mida ma olen kuulnud mitte ainult muusikamaailmast, vaid üldse maailmast, nagu et mis puutub sellesse, et kuidas inimesed saavad elus edasi liikuda pärast väga traagilisi sündmusi. Kurt Cobaini lahkumine oli nagu äärmiselt traumaatiline ja traagiline sündmus, sellest räägitakse siiamaani kui ühest nagu suuremast kaotusest üldse, ma ei tea, muusikamaailmas. Ja telefon heliseb, aga ma ei pea vastama sellele. Kas see on nagu oluline? Ei, see ei ole nii tähtis. Ja see, kuidas Dave Grohl ikkagi pärast Cobaini lahkumist läks ja hakkas oma mingeid demokesi salvestama mingisuguses renditud stuudiokeses ja kuidas sellest kasvas välja Foo Fighters, mis siis hiljem kasvas samuti nii suureks bändiks, et ta jõudis Rock and Roll Hall of Fame'i ja neid inimesi, ma ei tea, vist ei olegi üldse või praktiliselt ei ole
veel lääne muusikamaailmas, kes oleks oma karjääri jooksul üles ehitanud 2 bändi, mis jõuavad Rock and Roll Hall of Fame'i. Et Dave Grohl on selles mõttes täielik, saavutanud midagi, mis on nagu... Ja kusjuures ühes bändis trummarina, teises nagu kitarristi lauljana. Ja vahel ka trummarina. Ja vahel ka trummarina, et see on meeletu saavutus, mitte et nagu auhinnad ja kõik see nüüd määraks on ju muusika väärtust nii väga, aga see on natukene uskumatu ikkagi, et ta on 2 nii märgilist bändi maailmale kinkinud. Ja väga suur osa Foo Fightersi sisemisest jõust tuli Dave Grohli ja Taylor Hawkinsi sõprusest ja mõnes mõttes see on muidugi, nüüd ma projitseerin mingit oma tõlgendust ja narratiivi nende sõprusele ja sidemele ja sellele, mismoodi see nende muusikuelu mõjutas, on ju, aga kaugelt vaadates mulle paistab see kuidagi nii, et ta nagu et kõik oli hävinenud ja siis sinna seal söestunud maailmas ta ehitas üles mingisuguse uue elu ja uue maailma, on ju. Ja nüüd mõnusas mugavas keskeas ta täiesti lambist kaotas selle inimese enda kõrvalt ja mõnes mõttes elas uuesti läbi selle sama trauma, mis teda tabas siis, kui Cobain lahkus. Ma ei ole kindel, et nad Cobainiga olid nii lähedased, kui Grohl oli Taylor Hawkinsiga. Ma ei ole seda nii detailselt uurinud, aga vähemalt mulje on jäänud selline, et see side oli ikkagi nagu veel lähedasem kui toona nooruses Cobainiga. Aga seda enam tundus mulle täiesti natuke nagu võimatu mõelda, et mida nad saavad veel teha või kuidas nad nüüd ennast uuesti üles leiavad. Ja ma ei tea, kas sa nägid neid, kas sa nägid seda YouTube'i, või see vist ei olnud YouTube'i live, see oli mingil muul platvormil. Foo Fighters, aga see kus nad näitasid siis avalikkusele esimest korda, kuidas nad mängivad läbi oma tuuri setlisti prooviruumis ja kuidas siis seal alguses olid sellised väiksed naljad teemal, et kes nende uueks trummariks saab. Kas sa nägid seda? Ei näinud. Ma ei ole, ja ma pean ütlema, pole ka veel seda albumit kuulanud. Okay. Et ma tegelikult nagu, ma tean, et see tuli välja, ma üks hetk hakkasin seda kuulama, aga ma ei olnud üldse sellisest tujus, et nii sellist lärmakat nagu müraseina, nagu Foo Fighters tavaliselt oma parimas hetkes on, et tahaks kuulata, nii et ma ei ole seda albumit kuulanud ja ma pean ka tunnistama, et minu jaoks viimane tõsiselt hea Foo Fightersi album oli Wasting Light. Et Sonic Highways ja Concrete and Gold ei ole mulle nagu kohutavalt meeldinud. Ja seal oli üks veel isegi ja see on hästi halb muidugi, et mul ei tule see praegu meelde. Mul on silmes selle plaadi kujundus, see on hästi värviline. Ja, sa mõtled eelmist albumit siis? Colors something. Medicine at Midnight. Medicine at Midnight. Et, mis oligi viimane album, mille nad tegid Tayloriga. Jah. Aga mulle Wasting Light kohutavalt meeldis. Ja mingi hetk, mitte väga, mingi paar kuud tagasi ma hakkasin kuulama uuesti läbi Foo Fightersi diskograafiat ja see kõik on nagu tegelikult, ma võin viriseda küll, et mulle Sonic Highways nii väga ei meeldinud, aga üldiselt arvestades ta kõik lood on väga head. Pole midagi viga. Et ma olen üsna kindel ka, et see uus album mulle meeldib, aga ma ei ole teda veel ette võtnud. No see uus album mõnes mõttes sõltumata sellest, kas see meeldib või ei meeldi, väga tõsi on see, mida nad on öelnud selle albumi kohta ise, et see on nende karjääri kõige olulisem album ja ma saan aru, miks nad nii ütlevad. Jällegi kuulajate jaoks see ei pruugi iga kuulaja jaoks olla muusikalises mõttes nende kõige olulisem album või nende kõige parem või kõige erilisem või ma ei tea, mis iganes. Aga arvestades, kust see album on tulnud, on see kindlasti nende seni kõige olulisem album. See on elumärk, see album ja nagu me teame, siis elu on väga habras ja see, kui keegi suudab tulla välja suurest tragöödiast ja leida jällegi, jätkata,
leida mingisugune usk tulevikku ja leida uuesti üles mingisugune oma hääl ja oma tee. See on tohutu saavutus ja juba sellepärast puhtalt on tegu albumiga, mida tasub kas või korra kuulata. Aga ma võin küll öelda, et see on album, mida kindlasti saab kuulata palju kordi. See ei ole mingisugune suvaline album, see ei ole mingisugune süke, ma ei ütleks, et see on midagi nagu keskpärast, et seal on ikka nagu erinevaid eredaid hetki ja eriti veel teades kogu seda taustalugu, siis see annab sellist tähenduslikkust või kaalu sellele kõigele veel rohkem juurde. Ja ma hakkasin rääkima sellest laivist, sellest nii-öelda nagu proovisessioonist, mida nad siis striimisid ja mille alguses nad õrritasid vaatajaid sellega, et kes nende uueks trummariks võiks saada ja see oli väga-väga tore, kuidas nad seisid seal niimoodi ringis lihtsalt, need bändimehed, välja arvatud trummar siis on ju, umbes lobisesid tühjast tähjast ja siis erinevatel hetkedel keset vestlust sisenesid sinna proovisaali erinevad kuulsad trummarid. Näiteks tuli sinna Lars Ulrich. Ma ei minu arust Lars Ulrich ei tulnud, aga seal tuli näiteks Red Hot Chili Peppersi trummar tuli sinna näiteks, on ju. Ja küsisin mingit lambi asju umbes nagu, et sorry, ma vist segan, teil on vist proov käimas, aga ma lihtsalt tahtsin küsida, et ma ei tea, kas teate, kas siia nagu ukse kõrvale võib parkida või ma peaksin kuskile nurga taha. See tundub väga äge. Ja siis nagu, et pane minu auto kõrvale, vaata sinna prügikasti kõrvale, et see on kõik okei, nagu okei, mis teete proovi, jah, okei, lähed tuurile varsti, lahe, no võin kaasa, vaata, ja siis läheb ära, ja siis on see, kurat, vist ei ole see vend, vist ei tule Chili Peppersi trummar neile, okei, siis lobisevad edasi, tuleb järgmine trummar, seal tuli Tuuli trummar, tuli sinna mingite koertega või ma ei mäleta, et ühesõnaga väga lõbus ja tore idee minu meelest. Ja siis lõpuks, kes sinna tuli, oli loomulikult Josh Freese, keda muusikasõbrad on näinud nii Guns N' Roses bändis, kui ka A Perfect Circle'i ridades, kui ka Nine Inch Nailsis, kui ka Sublime with Rome bändis, kui ka The Offspringis. Ja ma ütlen, et väga selline tegelikult nagu huvitav valik ja natukene nagu sinna Taylor Hawkinsi, mitte nagu tüüpi trummar, aga lihtsalt selline nagu väga mitmekesine ja paljudest sellistest nagu sobivatest bändidest tulnud. Ja kusjuures, mis on jabur tema puhul, on see, et nad on Hawkinsiga samast kandist pärit. Samast Ameerika nurgakesest, ehk siis nagu, LA-st. Ei, nad ei ole LA tüübid. Ja lihtsalt see on nagu see, et nad kõik tulevad LA-st. Nad on, las ma ütlen kohe, ta on pärit Orlando, Floridast. Aga ta rääkis, kuidas seal samas selles netis otse üle kantud laivis ta siis rääkis vahepeal ka sellest, kuidas Taylor Hawkins oli nagu see trummar, keda kõik talle kogu aeg mainisid kontekstis, et kas sa seda Taylor Hawkinsit tead, ta on ka sealt sinu linnast pärit, vaata, et see äge tüüp, vaata, et ta kogu aeg kuulis sellest nagu sellest ägedast Taylorist, kes teeb ägedaid asju. ja millegipärast juhtumisi kuidagi see paigakene siis kinkis maailmale kaks väga tuusa trummarit, kelle teed omavahel väga nagu ei ristunud, kuni hetkeni, kus Taylor Hawkins oli siit ilmast lahkunud ja siis järsku oli Josh Freese'i kord siis liituda Foo Fightersiga, nii et ta mõnes mõttes nagu et selles on ka midagi väga poeetilist, ma ütleks, et ta on kogu aeg kuulnud sellest ägedast Taylorist, kes on tema linnast pärit ja nüüd ta siis istub Taylori trummi komplekti taha ja lasi ka selle komplekti jätta samaks. Ta ütles, et ta ei tahtnud, et ta langetas teadliku otsuse mitte midagi muuta seal ja mängida selle komplektiga, millega mängis Taylor. Nii et väga äge, ma pean selle kindlasti, mul on nüüd 2 asja, mida vaadata, üks on see Metallica need laivi videod ja siis tahaks seda ka kindlasti näha, sest ma mäletan ka seda, et kui tuli välja
Wasting Light, mis mulle väga meeldis, siis nad panid ka YouTube'i ühe videosalvestuse, kus nad siis Dave Grohli kodus olevas prooviruumis mängisid selle albumi lihtsalt algust lõpuni läbi. Ja see on väga hea live. Siiamaani ma vahel vaatan seda, eelistan isegi teatud mõttes sellele albumile vahel kuulata, sest see sound on seal kuidagi siuksem toorem ja mõnusam. Vot, mul tuli vahepeal meelde see Offspringi lugu, mida ma seal Viljandis kuulsin, see oli Self-Esteem. Okei, cool. Ühte asja ma pean ütlema. Tulge meie sünnipäeval. Seda me enne kui me seda hõikame välja, seda me kindlasti tuletame meelde kohe, aga rääkides, ma ei tea, vananemisest, mulle tundub, et Dave Grohl on oma hääle ära röökinud. Midagi on selles juba minu jaoks natuke häirivat, kuidas tema see rööge kõlab. Et kuidagi ta peaks pehmemini laulma hakkama. See on siuke nagu ära röögitud kõrirööge. Ehk siis, et see kõlab juba niimoodi, et häälepaelad on juba nii ära välja venitatud ja nii ma ei tea, katki kistud, siuksed krobelised, et see rööge võibki kestma jääda mingis mõttes, on ju, et kuidagi, et igasugused nagu turvaelemendid on juba ammu sealt nagu lahti rebitud, aga samas ega teeb selle rööke kuidagi siukseks koledaks või kuidagi siukseks nagu, et kuidagi, et äkki sa oled kuidagi kahjustanud oma kõri. This doesn't sound right. Et saad aru, et selles, see ei kõla enam niimoodi jõuliselt ja niimoodi edgilt, vaid see kõlab nagu siuke nagu ära nagu midagi on valesti. Ja nagu siuke nagu, et sa oled liiga palju röökinud oma elu jooksul tüüpi rööge. See on ainus kriitikanool. Aga see ei ole isegi kriitika, see on lihtsalt nagu asi, mida ma märkasin, mis mind murelikuks tegi ja mida on natuke ebamugav kuulata. Aga sõltub ühtlasi ka kõlaritest või kõrvaklappidest. Mõnes olukorras, mõnes mõne tehnikakomplektiga on see rööge nagu parem kui mõne teise puhul. Okay. Natuke liiga keeruliseks läks see lauda. Las olla. Aga Tartu 30. juuni kell 7 Elektriteatris popkulturistide 7. sünnipäev. Ma loodan, et te tulete. Jaa. Meie läheme. See on nagu traditsiooniks on saanud meie selline avalik salvestus. Me tähistame seda, et me oleme juba 7-aastased. Me ootame sinna kõiki oma juba olemasolevaid sõpru, kui inimesi, kes tahaksid saada meiega sõpradeks ja lubame seda, et saab kino. Me näitame Wes Andersoni filme seal terve õhtu ja me teeme seda nagu, tegelikult see oleks päris naljaks, me võiks teha mingit nagu jooksvat kommentaari filmile, et paneks mingi hästi tuntud filmi peale ja siis nagu möliseks terve aja. Ei lase kellelgi filmi nautida. Jah, see oleks nagu on brand. Aga jaa, ühesõnaga, olete väga oodatud. 30. juuni kell 7 Tartus, Elektriteatris, Facebookis on info olemas, Elektriteatri kodukal on info olemas. Parim kingitus on see, kui tulete kohale ja teeme koos ägeda sünnipäeva. Paremuselt teine kingitus on see, kui teid otseselt ei takista kellegil minemist. Jaa, absoluutselt. Paremuselt 3. kingitus on see, kui te ei abiellu oma lastega. Jah. Reaalselt see on 3. kohal. Enne seda on nagu paremaid kingitusi meie silmis. Peaksime vist korra selle top 3 ümber mõtestab.